kui sa vaatama hakkad, hästi kiire teadlane sulle. All on link, kus sa saad küsida meilt küsimusi juhtimise kohta, elu kohta, mis iganes probleemid või asjad sul ka ei oleks. Me vastame sulle nendele hea meelega läbi oma vaate. Kindlasti kirjuta meile küsimus ja sa saad selle vastuse. Ja rohkem mul midagi ei olegi. Aitäh sulle. Juba, selles mõttes, et juba filmib, on ju? Ma pean filmima, aga üks alguskoha saab vaadata siis, kui on õige, aga üldiselt ega siin mul ei olegi mingit suurt mingit eesmärki, et ma tegin selle podcast selle jaoks, et kuna me tegeleme juhtide õpetamisega ja üldse meeskondade tegemisega riigisektorist kuni igale poole välja, siis nii palju küsimusi oli kogu aeg nendel teemadel, mida me räägime ja siis ma mõtlesin, et tegelikult riigisektor on nii suur, et päris keeruline on nagu inimesteni seda viia ühe kaupa ja siis me tegime selle kanali lihtsalt ja vastasime seal hunnikutele küsimustele, kus on õpiampsud ja see on lihtsalt pikad vestlused, kuna mulle meeldis ise õppida läbi selle, kui ma siis kuulasin inimesi, kes rääkisid lihtsalt pikalt erinevatel teemadel ja vahetel millel ja kuna väga palju, ütleme siis sotsiaalmeediat üldse sisu on siuke kiireloomuline, siis ma võtsin nagu vastupidise suuna, et ma teen pikema sisulist ja selliste tavalise inimese vestluse moodi asja. Ja siis, kui ma nägin või kui ma näen inimesi, kes tunduvad nagu räägivad huvitavat asja ja tunduvad, et teevad midagi kasulikku või vähemalt teevad midagi sellised mõttes südamega ja mis sinu puhul mulle nagu silma jäi, oli siis see, et sa ütlesid ühe lause seal ühes, ma ei tea, kas see oligi Black Drummis vist, mis oli suht alguses ja see lause oli midagi sellist, et mis andis vihje, kui see saatejuht küsis, et sa justkui saed seda sama oksa, millal sa ise istud ja siis ütlesid, et jah, sain jah, siis see sama lause mulle meeldis, miks, sest et see on nagu üsna hea omadus, kui sa saad olla enesekriitiline just selles osas, mis sa ise teed, et tihtipeale nagu seda ei näe nii palju. Ma isegi ei mäleta seda ütlust enam, aga ma aiman, kus see tuli. Ilmselt siis sellest, et uuringute rohkus on meil üsna nagu hästi näha täna, et teeme hästi palju uuringuid, suuri osa neist ei loeta tegelikult, aga meile tundub, et justkui kui me juba uuringu teeme, et siis me justkui nagu lahendame midagi, et nagu ma olen ka varem öelnud, et tegelikult me ei lahenda, see lahenduskäik pole isegi alanud, me lihtsalt uurime. Ja see on nagu silmab ette, et uuringust tegevusteni on päris pikk samm veel minna ja päris pika sammu vahel on veel päris suur tahe peab olema ennem. Aga miks ma saan oksa on, sest ma ise ju teen ka uuringuid teadlasena ja no ma siis ilmselt häbitan oma enda nagu rahakotti põhimõtteliselt sellega ju. Aga kusagilt ikkagi läheb piir, et kui mõtleme, kui palju meil on kui palju raha me tegelikult paneme uuringute peale aastas, just nagu avalikus sektoris, siis mis on see nii-öelda value for money sellest igast uuringust, me seda tegelikult täna ei mõõda, aga peaksime mõõtma. Ma tean, et need ahelad on hästi pikad, et kuna me näeme, et uuring on tegelikult rakendunud praktikasse, et võib-olla sageli me ei näegi seda üldse, on ju. Aga mulle tundub, et need mõjuanalüüsid ennem, kas üldse peaks tegema uuringu, see mõjuanalüüs teha ja siis pärast, et mingi aja pärast vaadata, et kas sellest uuringust oli ka mingit kasu meil üldse. Et mulle tundub, et kohati nagu uuringutes on nagu püha lehm. Ja kõik ütleb juba, et uuring see või uuring too väitis seda, siis nagu sa usaldad natuke rohkem ju. Aga kui sa millestki liiga palju juba räägid ja mingit sõna liiga palju kasutad, siis see sõna muutub tühjaks tegelikult. Nojah, tavaliselt rääkimine ju midagi ei muuda. Rääkimine ei muuda ja kohati tundubki, et mida rohkem sa räägid, seda tühjemaks see asi muutub. Muidugi võib ka vastupidi olla alati, aga see, et sa julged öelda enesekriitiliselt midagi, minu jaoks see tähendab autentsust ja autentne juhtimine on ju täiesti nagu teadusmaailmas olemas kirjanduses. Aga jällegi, et see on jällegi sõnakõlks, väga kerge on öelda, et ma olen autentne juht, aga sa tegelikult oled ja ma olen ise ka märkama hästi palju just juhtide endi käitumisi, kes on autentne, kes ei ole, et seal on omad nagu sellised märgid, mis selle kohe ära annavad, kus see autentsus on ja kus ei ole. Ja ma tundub, et väga paljud juhid, kes ise ütlevad, et ma olen autentne, no ikka päris kaugel on tavaliselt sellest. Sest tihtipeale, see on see paradoks, et kui inimene ütleb, et ma olen hea inimene, no siis tihtipeale hea inimene ei ütle enda kohta hea inimene.
see on juba esimene asi ja tark inimene ei ütle enda kohta kunagi, et ma olen tark inimene. Kui sa ütled, et ma olen rumal inimene, siis seal on siis ilmselt sa oled päris tark ja sa saad aru, et sa oled rumal. See on nagu see, me inglise keeles on sõna nagu humility ja üldiselt on see siis vastand sellele mingisugusele suure egoga inimesele, kes arvab, et ta on kõige targem on ja tihtipeale juhtubki seda, et juhtub, et mina olen hea juht ja siis aru sellest, on ju. Ma arvan, et see võib-olla eestikeelne vaste on üsna halb sellele sõnale, see on siis alandlikkus, aga see ei ole alandlikkus, see on austus elu vastu, austus Eesti inimeste vastu. Sest mis mulle tundub, mida on hästi vähe ja juhi tasanditel ka on see, et see enda naba kipub nagu kõige suuremaks minema alati. Ja minu jaoks, kes on see autentne juht, on see, kes ei tao kunagi rinda, et mina tegin, vaadake, mina tegin, vaid kes ütleb, et meeskond tegi. Ja see on hästi oluline, sest muidu on niimoodi, et meil on üks asutus ja kui see juhist on saanud kultus, juht lahkub, asutus on pikali. Et kunagi ükski asutus ei saa olla ainult ühe juhi nägu. Et tegelikult asutus peaks nii tugev, et kui see juhiga midagi juhtub, siis asutus saab püsti. Aga kus meil lõpetatakse juhtimist? Ma olen kahetine, kas juhtimist saab lõpuni ära õppida. Sest loomulikult sa saad ülikoolis õppida, sa saad väga palju täiendada ja õppida ja võib-olla luua uusi seoseid. Ma arvan, sa juhina muutud küpsemaks võib-olla, kui sa õpid neid teooriad juurde, aga juhiks kasvatakse, ma arvan. Et see kasvamine, sest mis asi on juhiks kasvamine? See on ju inimesena kasvamine. Sest kui sa oled juht, siis väga sageli valdavas sektorites tegelikult sa juhid inimesi. Ja selleks, et juhtida inimesi, pead sa olema ülimalt hea inimeste tundja. Aga kui sinu ego ja tiitlid tulevad 10 meetrit ennem kui sina ise, siis on midagi väga valesti, eks. Siis seda humbleness'i või see ei ole alandlikkus, aga see on austust. Mul uus sõna on humiilsus. Humiilsus, no võtame humiilsuse siis. Ja seda humiilsust ei ole. Et mul on selle kohta nagu hästi naljakaid teooriad, mis on nagu minu enda nagu isiklikud taskuteooriad, mõtlen. On see, et kuidas sa tunned ära sellise autentse inimese. Mul on selle kohta jõulupuu teooria. Ja jõulupuu teooria on siis see, et iga inimene nagu kuusepuu ja sul elu paneb mingi tehted külge. Sa omandad kas diplomeid või kogemusi või tunnustusi ja siis sul ongi igast kulinad seal, see on taga jõulupuu. Ja vaatame võtame need kulinad inimese küljest ära. Kas seal all on need see kuivanud roots või seal on ikkagi see igialjas puu alles. Et see ongi minu jaoks inimene, kas ilma nende kulinateta on seal all inimene alles veel või ei ole. Ja just täna mõtlesin, et mis on nagu juhtunud maailmas, ma arvan, et suur panus on selles ka see, et meil anti selline enese müümise kanal nagu sotsiaalmeedia ja kuidas see on mõjutanud inimese enda nagu käitumist, siis hästi paradoksaalne on see, et me kõik nagu tahame olla kohutavalt erilised ja ma arvan, et see on psühholoogiliselt vajalik, me tahame olla erilised. Aga mis juhtub, kui inimene, kes tahab olla eriline, võib-olla saabki lõpuks kuulsaks, ta saab kaubaks, ta muutub kaubaks. Aga kas inimene tahab olla kaup? Kas ta tahab olla see lihtsalt see tarbese, ja tema ise on kadunud? Sest minust mingil hetkel, kui inimesed saavad väga kuulsaks ja tunnustatakse, nad muutuvad väga üksiktaseks ja tühjaks. Ja võt, see minu jaoks huvitav, et selle erilisuse taotluse lõpptulemus on see, et sa kaubastad iseennast ja sa oled tühi. Freddie Mercury filmis oli päris tore, see Queeni filmis oli päris tore, kus Freddie Mercury ütles mingi hetke, äädikakärbsed on kõikjal. See oli see hetk, kus ta aru, et tema on selleks roiskunud, kaubaks muutunud ja kõik tahavad temast miskit saada, aga tema ise ei huvita mitte kedagi. Nagu äädikakärbs lendab kohale, kas miskit on veel kuskil saada, et andke mulle ka. Et see oli minu jaoks äädikakärbsus, oli selline huvitav termin, et kui sa saad aru, et sa oled inimesena roiskunud, et sinust on inimene, sinust on lahkunud, sinust on saanud kaup ja siis saabuvad äädikakärbs, et siin on hästi morbiidne mõte see juurde. Ega sellistes ma ei tea, kõlksudes või mõtetes ongi väga palju tõde teinekord, et kuidas need asjad nagu käivad ja need inimesed, kes jõuavad ju hästi kaugele tippu, siis nemad ütlevad, et ma ei tea, Jim Carrey ütleb, et see asi ei ole rahas on ju või mõned inimesed, kes jõuavad hästi kaugele elus mõnes valdkonnas, siis nad ütlevad, et ükskõik millised eesmärgid ma täitsin, see mind õnnelikuks teinud, aga ülejäänud osa kohta inimestest nad ei mõista seda või ei taha sellest aru saada, enne kui nad ise ei ole seda läbi kogenud, et siis alles saame aru, on ju. Aga nüüd samal ajal, kui me
noh, juhtimise osas ütlesid, et me nagu kasvame sinna või peame läbi kogemuse minema, aga kuidas meeskonnatööga on? Kas meeskonnatööd saab õpetada või see samamoodi tuleb läbi kasvamise? Mulle tundub, et see on väga valdkonnapõhine, see meeskonnatöö, sest kui ma võtan nagu juhtimisest, siis mida sa saad nagu, kui sul on inimeste põhine organisatsioon näiteks, sul on meeskond, et mida sa saad muuta või juhtida, sa saad, kas see on see IPO mudel, kas sa saad input, process või output. Ja sõltuvalt valdkonnast sa saad midagi kontrollida. On meeskond, näiteks minu arust haridus on selline huvitav valdkond, kus sa saad seda inputi kontrollida, et keda ma värban. Võta õigete isiksuse omadustega, selline inimene, kes sobib sinu tiimi, et ta ei lõhu su tiimi, sa ju näed ära, mis isiksuse omadused tal on, et kas ta sobib meile või ei sobi. Kas ma arvan, et tal on need teadmised, oskused vajalikud, et see inputi kontroll, sisendi kontroll on päris tugev näiteks hariduses, üldse teeninduses. Aga kui sul näiteks on selline tootmise ettevõte, kus on see process, eks see protsess on nagu hästi spetsiifiline reegleid täis ja sa võid põhimõtteliselt iga ühe panna, kes nende reeglitega harmoniseerub ja tulemus tuleb suht hea ikkagi, siis see input polegi nii oluline, vaid protsessi vältes see inimene omandab kõik. Või see on output, kõige rängem, et me saame ainult tulemust mõõta, aga seda, et milline inimese toob ja milline protsess toob, me ei tea. Et ma arvan, et päris oluline vahet teha, et mis asutus meil on, mida me kontrollida saame üldse. Ja kui sul on näiteks selline meeskonnatöö, siis peadki mõtlema, aga mida ma saan üldse kontrollida. Mida inimesed kõige rohkem valesti teevad võib-olla värbamisel on see, et nad värbavad enda taolisi inimesi. Nad otsivad enda peegelpilti ja siis tulevad suurimad vead. Siis põhimõtteliselt otsitakse samasugust inimest, samasuguste vigadega, oskustega ja siis sa kaotad tegelikult. Sul ei ole vaja enda kloone. Tegelikult oleks vaja vastandeid või need, kes toetavad su auke. Just. Kui sa oled millestki hea, leia need, kes teises on head. Leia inimesed, kes on sulle nagu komplementaarsed ja ma mäletan nagu minu suurim õppetund, kui ma ülikoolis tegin esimesi teadusartikleid, siis oli nagu selline vaikiv surve, et sa pead kõiki tehnikat ise oskama. Ja alles siis, kui ma natuke ise olin küpsel, ma saan aru, et ma ei pea kõike ma ei pea olema selline Mr. Proper, kes on kõiges hea. Ma pean olema see, kes saab aru, et vot, siin on minu piirid, ma leian inimese, kes on minust 10 korda parem selles. Sa pead meeskonna ise kokku. Ja see ongi niimoodi teadusartiklis ka, et mina võib-olla kirjutan selle idee ja selle intro kokku ja kirjanduse ülevaate, aga keegi teeb selle geniaalse kvantanalüüsi sinna ja keegi teeb selle lõpuks selle diskussiooni. Et leia see meeskond, et kõige hullem võib-olla teaduses ongi see, kui inimesed hakkavad punnitama kõike ideaalselt ise teha, et jääna kontrolli käest ära. Et selles mõttes iseenda kloonimine ei too kunagi head. Ja kõige hullem on see, et kui see klooniga lõpuks tülli lähed. Mis sa mõtled sellest, kuidas see ülikoolis on, et kui nüüd ongi, võtame, et minule isiklikult tundub, et tegelikult juhtimist saab õpetada, nüüd sinna võimalik kasvada, aga seda võimalik kiirendada, ütleme siis niimoodi. Et nagu kaitsevägi valmistab ette lahingusse minekuks ja minu arust on üks ainukesi asutusi, kus õpetatakse sellist praktilist käed küljes juhtimist ja räägitakse sellest ja päris palju ka antakse juurde. Ja mujal nagu sektorites justkui nagu seda ei ole, et eriti kui ma olen ise kaitseväest tulnud, 9 aastat olin seal ja just siis nagu erioperatsioonides, kus ütleme siis sa oled nagu siuke tipp korvpallimeeskond on ju, väike meeskond, väike üksus, kus mingis mõttes sinu kulurida sinu ühe inimese peal on niivõrd kõrge lihtsalt, et sul peab andma mingisuguseid nippe ja nüüd kui me mängime sporti või korvpalli ka, siis on nagu meil mängujuhid. Et sul on igasugused spetsialisti seal, kes viskab 3, kes annab söötu hästi, kes mis iganes teeb, osad on pikad, osad lühikesed, aga kes on see mängujuht ja nüüd see mängujuht mõtleb teatud moodi. Ja mis mulle tundub, et mida on hakatud võib-olla siis ära lahendama või sinna lähemale on jõutud, on siis see, et mismoodi anda edasi seda, mismoodi see mängujuht mõtleb tegelikult. Ja see mängujuht, mulle tundub, mõtleb üsna mingisugustes jällegi nagu trillides, ehk siis lahingu vahel on hästi palju trille. Vastan tuleb sealt, meil on mingi trill 6 sammu, kuidas me saame selle heaks, see tuleb treenida lihas mällu ja siis meil tekib selline hetk vabadust, et me saame paremad otsused teha. Ja kokkuvõttes on see, et see on nagu teadlik tegevus teatud siis erinevate käikude vahel. Ja juhtimises on ka siukseid väikseid, ütleme, trille. Mis on juhi tööriistad? Üks suurimaid tööriistad on tema suu on ju. Ja silmad. Tal on vaja kuulata, näha, tal on vaja kõrvad ka. Kõrvad on ja täpselt on ju.
et mul on vaja neid erinevaid kasutada, nüüd kuidas ma kasutan seda, kui ma räägin näiteks endast kõrgemal positsioonil oleva juhiga, siis on teatud meetodid, küsimuse küsimine, kuidas ma juhin oma alluvat, kuidas ma juhin paralleelselt olevat inimest, et me ise defineerime, et iga inimene on juht, sest et iga inimene, kes suhtleb teise inimesega, mingis mõttes mõjutab kedagi teist juba. Ja iga inimene saab avaldada või suurendada oma mõju teistele inimestele ümber enda. Ja siis küsime ongi, et kas tal on lihtsalt piisavalt palju selliseid väikseid praktilisi tehnikaid, mida ta on piisavalt palju harjutanud, et ta saab selle seaks, et ma ei tea, kuidas vastutust üldse võtta, mismoodi see üldse käib, seda saab võtta nagu tükkideks, on ju, kuidas üks vestlus läbi viia, kuidas koosolekud läbi viia, kuidas planeerida. Et Kaitsevägi annab nagu hästi palju selliseid hästi väikseid tükke, mis tegelikult annavad lõppkokkuvõttes sulle hunniku oskuseid, mida ritta pannes sa saad hakata teadlikult kasutama ja selles mõttes, et sa saad seda nagu kiirendada, et tekitada selline nii-öelda siis treeningkeskkond, kus tagasiside ring on hästi kiire ja see on nagu mingis mõttes see train as you fight, ehk siis see on hästi lahinguvälja sarnane keskkond, et sa saad nagu justkui valmistada rohkem ette selle jaoks, aga mulle tundub, et nagu siin võib-olla siis akadeemilises maailmas rohkem seda teooriat ja võib-olla siis, ma ei tea, raporteid on nagu kordades rohkem kui sellist praktilist elulisemat korduste arvu, et sul tekiks reaalselt mingi oskus, sest et müüki õpetatakse ka ju igat moodi, äri õpetatakse ka tegema, aga mitu äri sa siis selle kooli jooksul nagu tegid? Selle kohta on hea termin, minu doktorantuuriaegne juhendaja professor Maajavadi kasutab termin management fashion, täpselt nii ongi, et juhtimisteooriad käivad siis moevooludena ja väga just USA keskelt vaadates siis tundub, et iga teine teadlane juhtimise valdkonnas tahab oma märki jätta ja siis teeb oma teooria. Et see kuidagi on hästi iseloomustab seda valdkonda, aga kui sa mõtled selle militaarvaldkonna peale, seal on väga tugev erisus näiteks ülikooliga, et hierarhia, teil on see paigas seal, aga tsiviilis ei ole. Ja mis on huvitav ka, et tsiviilis tegelikult mitte ainult ülikool, vaid ka väljaspool pahatihti see, et sul on juhi roll, ei tähenda, et sind järgitakse. Ja selles mõttes tsiviilis saada nagu seda ma ei tea, oma inimeste aksepti on palju raskem. Sul ei ole autoriteeti tegelikult ja mul on tunne, et see aja jaoks järjest enam väheneb, et järjest enam juhid ei saa oma tiitli najal kusagile minna, vaid peavad päriselt inimeseks hakkama. Vot see inimeseks hakkamine on raske asi, ma arvan, selle juures, sest mulle tundub, et võtame näiteks kas 50 aastat tagasi, juht oli palju kergem olla, ma arvan. Kuidagi rollid ja tiitlid olid palju olulisem, aga täna tegelikult mulle tundub vähemalt Eestis küll, et see juhi roll tsiviilis ei ole enam see, mis ta oli. Ja sa peadki olema see autentne, sa pead olema inimene, sest mida ma näen hästi palju, et no, see on klišee, aga tegelikult uuringud ka kinnitavad seda, et inimesed lähevad su organisatsioonist ära küll mõnikord võib-olla palga pärast, aga nad naasevad juhi pärast. Et tegelikult hea juht tõmbab inimesi ka tagasi ja tema pärast tegelikult tullakse tema juurde. Et Eesti on nii väike koht ja Eestis mulle tundub, et kui kusagil on mõni toksiline juht, siis ta ei mõtle, kui väikses riigis ta elab. Et 3 töötajat hiljem see maine jõuab järgi. Sa ei saa lubada endale seda. Ja näiteks, kui kaua sa võid ringelda näiteks avalikus sektoris halva juhina, ma ei tea, võib-olla mõndaga saada, aga mitte lõputult. No see mõttes, et jah, ega see track record jääb ju maha. Absoluutselt, ja saad ju küsida kohe ja saadki väga kiiresti teada, et ei on sul väga hea. Ja nüüd, kui oletamegi, et see on nagu kogemuse põhjal ja nüüd, mismoodi oli nagu Navy Sealdel on ju, kust meie teooriad tulevad, on siis see, et seal oli ka, et alates, ütleme, kuni Iraagi sõjani õpetati juhtimist seal üksustes põhimõtteliselt läbi selle, et kui sul eelmine inimene, kes seal oli kogenud, tema ise rääkis edasi juttu, ehk siis selline suust suhu nii-öelda, ütleme, oli see õppemeetod. Ja nüüd sellest siis sõltus, kui sul oli väga hea juht, siis sa said väga head infot ja väga head eeskuju, aga loomulikult nagu igas organisatsioonis oli seal ka hunnik halbu juhte ja neid inimesi, kes ei osanud esiteks edasi anda seda. Ja nüüd, kui nad Iraaki läksid, siis seal esimest korda nüüd siis üle, ma ei tea, 40 aasta või üsna pika aja, kus oli päriselt jälle suur lahing ja päriselt tulid kaotused ja hakkas nagu päris sõda pihta. Nüüd selle tulemusena nad avastasid, et okei, et selline vara ja see meetod, et me anname lihtsalt suust suhu edasi, ei ole enam pädev.
ja need on aegunud, sest Vietnamis oli hoopis teistsugune lahinguväli kui Iraagis, on ju, ja nüüd need tüübid, kes sealt siis ära tulid, on ju, nendel anti võimalus, kuna nad said väga suuri kaotusi ja said kõige rohkem kogemust, siis kuna neilegi rohkem kogemust, siis nad justkui pandi kogu Navy Sealide siis lääneranniku eest vastutama. Ja siis oli see hetk, kus nad pidid mõtlema, et okei, aga mida me vist tegime? Ja siis nad pidid maha kirjutama endale. Ja nad panid kirja mingi 4 lahingureeglit ja mingid mõtteviisid, mida nad nagu täitsid. Ja siis nad hakkasid seda edasi andma ja ühtlustama. Ja nüüd, kui meil vähemalt võtame mingisuguse süsteemi, oletame, et vahetele milline süsteem on. Peaasi, et meil on süsteem, mis on alguses kasvõi lihtne ja seda võimalik täiendama hakata, sest et ega Eesti erioperatsiooni samamoodi me ei olnud seda kunagi varem teinud. See tähendab seda, et alguses sul on lihtsalt hunnik ideid ja hakkame panema midagi kirja, hakkame arendama, on ju. Ja meil on võimalik kiiresti arendada, sest bürokraatiat ei ole. Meil, katsetame, saime tagasi, et muudame ära. Ja ei ole sellist lõputut analüüsi, vaid on tegelikult väikene samm edasi, kohe muudame ära, väike samm edasi, muudame ära. Ja nüüd, kuna lahinguväli kestis tükk aega, siis tegelikult saadi väga siukene, ütleme, tänapäevaste väärtustega kokku minev süsteem, mis võimendab mingis mõttes meeskonnamängeid või meeskonnaliikmeid, just sellepärast, et lahinguväljal ei piisa sellest, et sa annad käske. Lahinguväljal ei piisa sellest, et sa lihtsalt ütled, et nüüd sinna suunas ja ma olen teie juht ja minge, on ju. Vaid tegelikult sul on vaja maha müüa idee, sul on vaja selgitada, meeskond peab olema kaasatud, see peab olema meeskonna plaan, ehk siis hästi siuke sarnane sellele, mis tsiviilis justkui toimub. Ja 2 erinevat maailma ongi, üks on nagu rahuaja organisatsioon, kus kasarmus sa võidki olla diktaator ja käskida ja puua ja lasta ja kõik tundub äge ka, sest kõik on korras ja korrektne, aga tegelikult lahinguväljal on räme kaos. Aga kus on nii-öelda rahuaja lahinguväli ettevõtetes, näiteks majanduslangus? Mis ettevõtted jäävad ka rasketel aegadel ellu, kus tegelikult töötajad tulevad appi, on see, kui juhtimiskultuur on hästi hea, siis töötajad lepivad ka nende palkade vähendamist ja nii edasi. Tegelikult see on see hetk, minu arust lakmuspaber on alati majanduskriis, sa näed, kas sa oled juhtinud asja õigesti või mitte. Kui töötajad hakkavad kohe lahkuma ja ei taha tulla appi tulla päästma, siis sa oled väga valesti juhtinud. Ja absoluutselt, see otsin tagasi. Jah, täpselt, seda on päris palju nähtud, et see on see lakmuspaber. Aga üks mõte, mis tekkis vahepeal, et näiteks juhtimisõpingute ajal, et ma olen juhtimisõpingut läbinud, siis mõtlen, et ülimalt palju oli sellist läänemaailmast, USA-st just tulnud juhtimisteooriaid. Sa loed, üks on vingem kui teine ja kõige kuulsam tegelikult nendest on see Everesti kaasus, kus toodi välja, et Everesti kaasus oli see, et kui Everesti õnnetus oli siin päris ammu, meeskond jäi sinna siis lõksu ja surid ära ja siis hakati seda tooma, et see oli halb juhtimine. Ja seda müüdi halva juhtimise kaasusena, et näed, tiim ei töötanud, eks, et ühesõnaga tehti see tiim maha. Aga alles hiljem tegelikult toodi välja, et kuidas sa saad üldse võtta ekstreemolukorrast ja tuua selle nagu tsiviilmaailma, sest esiteks seal oli hulnik inimesi, kes tegutses hapnikuvaeguses kõrgel. Sul mõtlemisvõime on piiratud, sa oled ära külmanud ja nii edasi, et sa olid tegelikult ekstreemtingimused ja seda see ei ole võrreldav sellega, kui ma olen siin kontoris õhku palju, timmin oma temperatuuri, et see ei ole samasugune otsustamine. Seal tehti hästi palju sellised vigu ja siis eirati ka seda kohalikku konteksti hästi palju, et mulle tundub, et mis on nagu juhtimismaailm teeb hästi palju just nagu see USA õpikutes, et nad võtavad asjad kontekst välja. Alati, kui tuua neid juhtimise õppetundi, pead ütlema ka, et mis kontekstis see õppetund tulnud on. Kui me võtame sul Everesti tipul juhtunud õnnetuse, siis toome ka need kliimatingimused ära, et mis tingimustes see otsus tehti. Ja ma arvan, et sama militaaris, et mis tingimustes need otsused tehti. Ja kui meil on see rahuaeg, kus kõik on hästi, et siis sul on piisavalt aega, et mõelda, kui sul see aeg jookseb ja sul on aega mõelda, siis sa käitud teistmoodi, siis sul on ainult sa isegi ei mõtle siis sul on automaatika tegelikult. See on treening, täpselt. mis ma ei saa treeninud olla teha, et kus kohas ja kui ta palju sa endal aega võidad selle jaoks, et teha paremad otsuseid, et saad aru, mis olukord toimub. Ja kui sa läksid sinna Everestile, et kas seal oli siis sul selline automaattreening, kui juhtub selline automaatsündmus, kus sa pole kunagi olnud, et hästi ettevaatlik peab alati olema, kui lugeda neid juhtimiskaasuseid näiteks USA õpikutest, et päris kõiki tasu uskuda, ja õnneks on tulnud ka uusi nagu sellised artikleid, mis ütlevad, et kuulge, ärge seda tehke, ärge seda õtke omaks, et siin on valed nagu järeldused juhtimisele. Sest juhtimise valdkond ja see nagu müügiks läinud, et mis on oluline, on see valdkonna tunnetus
ja see kriitiline mõtlemine ikkagi, et aga mis on nagu, ja tõesti, nagu ma alustasin, et mis on nagu ühine kõikidele, on see inimlikkus, see tuleb ikka igast otsast sisse. Et juht on ikkagi inimene eeskätt ja sellel see baseerub, aga nüüd see ka, et mis on see inimsus, et see on väga nagu defineerimise küsimus jälle. Täpselt, et mis on see inimsus, on ju, inimlikkus ja inimsus. Ma just hiljuti tegelikult ühes intervjuus tõin välja selle, et see ei ole mitte minu enda nagu idee tegelikult, aga see on minu tunnetus küll, et kuidagi loksus paika enda jaoks ka, et mulle ei meeldi inimesed, massid, aga mulle meeldib inimlikkus. Ja see tähendab seda, et üldiselt mind ei leia kuskilt massiüritustelt, kui siis kuskilt värava äärest ja vaatan üle massi, aga massi sees mul on olnud väiksest peale hirm, et mulle ei meeldi see massis olla, sest minu jaoks mass on midagi, mis väljub kontrolli alt ja ma ei ole kunagi tahtnud kusagile täielikult kuuluda. See ongi see kuulu, aga ära kaota ennast. Mul on see printsiip elus olnud. Ja see massi üritustest tundub mulle, et see nagu kaot täielikult ära ja mul ei ole seda vaja. Minu jaoks on see häire, et see on see, kus ma hakkan põgenema alati. Ja miks mulle nagu inimesed inimkond tervikuna ja versus inimsus, need on kaks väga eri asja, eks. Et inimlikkus on minu jaoks midagi palju suuremat kui see inimmass, sest inimlikkus on selline austus, täpselt see humbleness, see on selline austus elu vastu ja eeskätt isegi minu see humbleness on austus loomade vastu, sest minu jaoks on inimlikkus, ei tule mitte sellest, kuidas me kohtleme inimesi, vaid see, kuidas me kohtleme loomi. Kedagi, kes on väiksem kui meie. Just, keegi, kes on meist nõrgem ja minu jaoks kõige inimlikud inimesed on need, kes tegelikult austavad loomi, väärtustavad loomi, kas või koduloomi, et minu jaoks seal on kõige suurem inimlikkus, sest täna mulle tundub väga, et meil on selline hästi ärev maailm ja inimesed on järjest enam pettunud inimestes, inimkonnas, ja seda inimlikkust on vähem, et mis nagu näiteks inimaragu aruandest tuli hästi välja, et tagasiside on hästi ehmunud. Et mis sa arvad, mis see tagasiside oli nagu kõige levinum sellele haridusraportile? Heas mõttes ehmunud, aga ka see oli see 400 lehekülge kraami on ju. Just, täpselt. Et mis oli inimeste vaatest või kelle suunalt sa mõtled? Ma mõtlen üldse, mis see kõige levinum tagasiside oli, ma ütlen tõesti siin gümnasistidest kuni vanemaealistena välja. Oli üks läbiv joon oli see, et keegi lõpuks rääkis inimeseks olemisest. Seda ma tõesti ei oodanud, et see tahe inimlikkuse järgi on nii suur. Me pole kunagi varem nii hästi elanud, me pole kunagi varem nii palju infot olnud, me pole kunagi varem olnud võimalik, ma ei tea, nii palju üksteisega suhelda. Ja me pole kunagi olnud nii üksikud ega nii võõrandunud ega nii kaugel inimlikkusest võib-olla. Ja see on minu jaoks nagu huvitav. Mis asi on inimlikkus? Austus elu vastu, ma arvan. Parimas mõttes. Austus elu vastu, no võib-olla ma defineerin selle niimoodi, et kui sa tuled siia maailma, ära muuda seda maailma halvemaks, kui ta oli enne sind. Kui sul on võimalik muuda see natuke paremaks. See on see austus selle maailma vastu. Ära tule seda reostama ega räuskama ega seda hullemaks tegema. Et ja ma arvan, et see inimlikkus on selline asi, mis on väga raske on defineerida, kõige jaoks saab aru, mis see on. Miks sind üllatas nii palju? Mind üllatas sellepärast palju, et me räägime palju, just USA ühiskond on hästi selline üksik ja võõrandunud aga ma arvan, et ikka Eestis on natukene parem see. Väike ühiskond, et võiks ju saada hakkama. Et me oleme põhimõtteliselt mõne suure linna eeslinn põhimõtteliselt maailmas. Me oleme Hiina küla põhimõtteliselt. Aga ometigi me oleme kuidagi võõrandunud väga ja ma ei tea. Ja mõnes mõttes tundub ka, et seda inglise keeles on üks hea raamat, on pinnapealsus, ongi shallowness, see ongi see sotsiaalmeedia maailma nagu hinnangud. Ja toobki selle välja, et inimesed kogu selle püüdega saada tähelepanu on tegelikult ennast kaevanud üksindusse. Sest iga see järgmine like või likeide hunnik on nagu selline dopamiini uus tase, aga see tegelikult ei
täida seda järgmist, no see on nagu tähelepanu narkomaania põhimõtteliselt, on ju. Ja see threshold, see tasand järjest sulle muutub ja no teedki oma järjest paremaid asju ja ikka ei ole piisav, aga inimene tegelikult seest on ikkagi see shallow ehk see tühi, on ju. Et paradoksaalsel moel jällegi, meil lihtsalt kõik on liiga palju, aga ikkagi pole piisav. No see ilmselt on nagu niisugune, kui ajas tagasi vaadata ja vaata mõnda teist samas arvast kontseptsiooni, näed seda sama mustrit seal ilmselt on ju, et printsiipi asju on võimalik näha igalt poolt on ju, või samasuguseid mustreid. Mis sealt raporti juures, kas raportist te tõite välja või on ka mingid potentsiaalsed siis lahendused ka või? No, või kuidas see raportite värk töötab üldse, et te teete raporti? Ja tegelikult seal selle inimarengu aruande seekord mõte oli see hästi laiaks teha. Nii et iga peatükk kõnetaks ühte ministeeriumit või vähemalt või kahte isegi. Just selle mõttega, et me saaks aru, kui suur roll tegelikult on haridusel, haridustahtel üldse Eestis. Ja ma isegi tahaksin tõmmata, et see tähendab seda diplomiga haridust, vaid see tähendab üldse nagu haridustahe. Mulle nii meeldib see termin, mille Jüri Allik tõi, et haridustahe ja haridustahe tähendab seda, et inimestel on tahe areneda või õppida, seoseid luua, sest minu käest on ka küsida, et mis see õppimine on, et mina defineeriks seda niimoodi, et õppimine on püüe maailmast aru saada. Kui sa siia ilma juba tuled, sa võiks sellest aru saada. Ja siis kogu selle oma sünnist surmani sa tegelikult tegeledki selle mõistmisega, et mis see maailm on, kus ma olen, see keskkonna tundma õppimine. Et miks mulle see haridustahe ja üldse õppimine väga meeldib, on see, et see on minu keskkond. See muutub pidevalt ja tegelikult mina tahan aru saada, et nagu miks inimesed niimoodi käituvad, miks inimesed on muutunud, kuidas maailm toimib, et tegelikult on, ma kooli ajal absoluutselt ei mõelnud niimoodi. Aga alles nüüd mõtlen niimoodi, et huvitav, miks mõni käitub niimoodi, mõni teistmoodi on ju, või siis huvitav, meil on ka stsenaariumid on ju huvitav, miks jänes liigub niimoodi nagu jäneshaakides, miks metsiga päeva amokki on ja nii edasi, et no miks sind kooli ajal huvitanud? Miks sa arvad, mis see oli? Ma arvan, et sest et võib-olla see ongi lihtsalt see, et noori lihtsalt ma pidin õppima, sest kui sa mõtled üldharidus, siis sa pead õppima, on ju. Ja pahatihti, sest sul ei ole sul võimalik valida väga, et mida sa õpid ju. Sul antakse ette ja sul peab huvi tekkima, aga sul ei pruugi huvi tekkima, sa lihtsalt teed selle ära. See on lihtsalt su ülesanne, mingit emotsiooni selle juures ei ole. Loomulikult on mingid ained, mis on lemmikud ja teised on vähem lemmikumad. No näiteks ma toon geniaalse viisi, kuidas ma õppisin vene keelt, ilma oskamata täna üldse vene keelt. Ma arvan, et ma õppisin 5-6 aastat vene keelt, see oli mul siis inglise keel, siis oli vene keel ja eesti keel. Õppisin niimoodi, et meie ajal pidid õppima õpikust, näiteks ongi selline tekst muuseumi külastuse kohta, et lähme nüüd Ermitaaži, mis me seal näeme, kõik ilusad sõnad, mida me ühtegi ei mäleta praeguseks. See suur lõik, et loe pähe, ülesanne muidugi niimoodi, et loe läbi, õpi nagu rääkima ja homme õpetaja kontrollib siis. Mida mina tegin? Lasin isal ette lugeda ideaalses vene keeles, siis tema oli käinud Vene sõjaväes, tal oli ideaalne vene keel, ja kuulamise järgi jäi meelde, vuristasin õpetajale ühe hingetõmbega maha, sain 5 kätte, läksin kohale. Ma ei saa mitte ühtegi sõna aru. Et vähemalt sa leidsid ühe hea viisi, kuidas probleeme lahendada. Jah, ma leidsin nipi, kuidas vene keelt õppida, ilma et ma omandaks vene keelt. Ja üllataval kombel see toimis 5-6 aastat. Et õppimine tohiks niimoodi käia tegelikult. Aga mis seda võimaldas siis selles mõttes, et kas seda on võimalik üldse lahendada ära niimoodi, et see oleks kõigile? Seosed päris eluga. Tegelikult kus tekivad nagu, miks küsimused on hästi olulised? Miks, tegelikult, mis on nagu hästi oluline täna, et minu arust, et väiksed lapsed täna küsivad, miks küsimus hästi palju. Kui lapsed ju on hästi väiksed, nad küsivad kogu aeg miks küsimusi. Ja mul on tunne, et need uued põlvkonnad, kes praegu tulevad see tehisaru ajal, kui meie lõpetasime selle miks küsimused, ma ei tea, seal kooli esimeses klassis ära, ma arvan, et nemad ei lõpeta. Nemad jätkavad ja see sunnib haridussüsteemi muutuma. Aga miks ma pean istuma siin selles eesti keele matemaatika tunnis, kui mul on tegelikult tehisaru seal kõrval? Ja võt see paneb haridussüsteemi põlvede peale, ma arvan. Sest praegusel hetkel ega see ju panebki juba, sest et
see areneb nii kiiresti. Absoluutselt ja seda ei saanud juhtuda nagu 10 aastat tagasi, see on täna. Et ma arvan, see miks küsimused nagu tõesti nagu muudavad seda haridussüsteemi, aga õppimine peab olema see, et see on nagu aha-efektid, et ma näen asjade vahel seoseid. Ja kui sa ei näe seoseid, näiteks hea näitan see matemaatika, et kui sa ei näe seoseid, kuidas üks asi on teisega seotud, see jõuaks matemaatika kohale. Ja minu jaoks on see, kui ma rakendan näiteks neid valemeid, siis ma saan alles aru. Ma ei ole hea matemaatikas, aga kui ma näen neid seoseid mingi praktikaga, siis tegelikult see jõuab paremini kohale. Sama füüsikaga on ju. Jällegi mõtlen, ma mäletan, ma õppisin füüsikat puhtalt läbi õpiku, ilma hoomata, et tegelikult ma ei mäleta, kas õpetaja üldse isegi viskas mingit asja põrandale, näed, gravitatsioon. Et lihtne asi, aga võiks teha, on ju, et see on sama asi, mida meie nagu ütleme, et kokkuvõttes on see, et see, mida meie õpetame, et 4. lahingureegel on selline, ongi decentralized command, ehk siis hajutatud juhtimine, mis sisuliselt tähendab seda, et mul on vaja anda võim meeskonna liikmele, et tema ise mõtleks ilma, et kui käsku ei tule, siis on vaja midagi teha, et sa ei saa oodata käsku, on ju, ja nüüd seal siis see tööriist, mis võimaldab meeskonnal nagu tegutseda, on selgita miks. Ja kui me seda miks ei selgita, siis inimene mõtleb esiteks ise välja selle, miks meil siin asjad valesti on, kui seda selgitada. Ja tihtipeale ongi see, et inimesed ei suuda selgitada või ei taha selgitada, sest see miks küsimus on raske. Võib-olla ma ei teagi vastust, võib-olla see miks küsimus on ebameeldiv, ebamugav, miks see aasta peame sinna laienema, miks selline eesmärk, miks mitte selline eesmärk, oota, miks me peame tööl olema sel kellaajal, miks me ei pea, miks me nii ei saa, miks me, et see ei ole ainult see suur miks, vaid see ongi tegelikult see miks, ja tegelikult nende mikside selgitamine, et miks meil seda matemaatikat vaja on. Ma just üks päev rääkisin oma 10-aastase tütrele samamoodi, et ma küsin huvi pärast, et mis arvad, rääkisime sellest, et mis tal hästi tuleb ja halvasti tuleb, on ju. Siis ta ütles, et talle ei meeldi laulutund. Okei, miks ei meeldi? Õpetaja. Siis ma ütlesin, aga siis tegelikult laulmine sulle tegelikult meeldib, ja, aga õpetaja ei meeldi. Siis oli matemaatika, et mis matemaatika puhul ei meeldi talle, sest et talle tulisi hästi välja. Et nagu miks sulle see asi ei meeldi üldse. Ja siis ma küsin ta käest uju pärast ka, et mis arvad, miks seda matemaatikat üldse vaja on? No, et arvutada. Versus see tegelikult, et tegelikult on vaja, see on mõtte harjutamine, su aju areneb, sul on vaja lihtsalt teha, lahendada probleeme erineval kujul, ja nad on piisavalt keerulised ja samal ajal seal on õige ja vale vastus, et sa saad arendada oma aju. Ja tegelikult see on aju arendamise jaoks, on ju. Ja kui sa neid vestlusi nagu tegelikult pead, siis sa vaatad ise ka tegelikult, et ega lapsel käib ka vahepeal klõks, ma niimoodi mõelnudki, ja vastupidi samamoodi, laps selgitab sulle mingeid asju, et miks ta seda tegi, ta ise ka ei tea, ma ei tegelikult ole kunagi mõelnud selle peale, et need miks küsimused tegelikult ongi ülivõimsad. Ja tihtipeale võib-olla vanal ajal oli siis see, et kuule, miks me siin olema peame, sest et mina ütlen teile. Aga mis on huvitav, et millegi pärast me eemaldame need miks küsimuste miks küsimused üldse mingil hetkel koolisüsteemist, et kui väiksed lapsed käivad looduses kuskil, aga miks see lepatreinu nii käib või miks ma ei tea. Miks maailm on ümmargune, miks roht on siin. Täpselt on ju, et miks see on punane, miks see on sinine on ju. Aga ma ei tea, miks ühel hetkel nad lakkavad. Kas see keskkond siis rullib nad minema, et kuhu kaob see uudisimu mõista maailma ja võt see on minu arust hästi nagu, see on võtmesõna, kus see haridustahe ongi, et jumala eest see miks püsiks sünnist surmani. See on heatahtlik uudisimu, et ikkagi miks küsimus on nii oluline lihtsalt? Siis me kuuleme ikkagi seda, et kui keegi tuleb koolist välja, et ma ei taha kunagi tagasi kooli minna, siis on midagi väga halba juhtunud temaga. Ja ma olen täiesti nõus, et see kogu koolisüsteem on ju suhted ja suhted õpetajatega ja see õpetajaga on ju, et see õpetaja efekt on ikkagi väga-väga suur ja võibki, et mul lihtsalt ei ole sama veregrupp selle õpetajaga ja siis ongi see sellest valdkonnast on miksid läinud kohe. Ja see on nukker tegelikult, et mul oli muusika sama kogemus, kusjuures üks õpetaja suutis selle muusika minu jaoks nii ära rikkuda, et ma kartsin laulda. Ja siis oli üks teine õpetaja, kes tegelikult õpetas muusikat hoopis teistmoodi. Ta ei õpetanud seda klaveril viisi pidama, vaid ma mäletan ühte tundi siiamaani ja see on nii ilgelt ammu. Läksime välja õue, ütles, et pange nüüd silmad kinni, terve klass, me oleme vist 10. klass, ma arvan, kuulake helisid.
ja ma ei kunagi niimoodi ei kuulanud, et see kõik on muusika ja heli, see on heli ju tegelikult. Sa kuulsid mingit sireeni, mingit lindu, miskit kukkus kuskil on ja ta õpetas hoopis teistmoodi märkama ja vot mul on see õpetaja meeles. Ja ta muutis nagu seda suhtumist, oleks ta ainult varem tulnud, sest kahju, mis oli seal esimesed 10 aastat, oli lihtsalt nii suur, et ega seda viisi pidamist ja seda julgust laulda ei tulnud, sa ei naasendki enam kunagi. Et vot see ongi see õpetaja efekt. Nüüd ongi huvitav on see, et tegelikult mõned asjad on nagu, miks küsimuse küsimine, et selle jaoks, et mõista tegelikult, et see miks küsimuse küsimine on hea, selle jaoks ilmselt ei ole raportit vaja. Ja esimene mõte, mis mul tuli, kui sa ütlesid, et raportist tuli välja see inimlikkus ja teisipidi siis see, et seda et see, mis see oli, mis sa enne ütlesid, et ma just mõtlen, et seda osased asjad, mis meil nagu justkui on hästi ilmselged, kas selle jaoks on vaja nagu raportit, et öelda, et kuuled, et tead, et õppimine on arendamisele vajalik või et see on osa meie ägedast elust ja see on tegelikult vajalik, et see on ju nagu basic, ilmselge võiks olla iga inimese jaoks tegelikult. See on minu jaoks hästi üllatav, et kas siis on meil tõlkeraskused, kas me nagu räägime liiga keeruliselt, võib-olla räägime, eriti teadlastele on ju, ja see ei jõuagi nagu siis, see ei jõua kohale. Või on aeg on vale, näiteks valel ajal rääkida on ka, tulemust ei ole, on ju, et aga meil on vaja TikToki teadlasi, kes räägiksid seal võimalikult palju vist, sest et siis juba jõuaks mingite inimesteni see juurde, sest et ega kus kohas või kuidas nagu teadlase info ühiskonna jõudmise kanalid on, et ma ei tea, mina olen väga vanakool, ma ei ole üheski sotsiaalmeedias ja samas gümnasistid päris mitmed on tulnud ka, et aitäh, et see inimlikkus räägid, midagi jõudis nendeni. No ühe kindlasti need TikToki gümnasistid ei ole seal, aga mis tegelikult see ei ole, miski ei ole uus ju tegelikult. Ka ma arvan, selles raportis ei ole uus. Lihtsalt mõnikord teises sõnastuses jõuab kohale. See on sama nagu, et ma arvan, see ongi hea näide. Sama, kaks eri õpetajad räägivad samast asjast. Ühega jõuab kohale, teise ei jõua kohale. Täpselt nii lihtne ongi. Et see on see pakendamine ja see sõnumi seadmise kunst tegelikult, mis on hästi sage, mida ma täna kohtan, on see, et me räägime palju, aga kas meil on ka midagi öelda? Kas me ise ka teame, mida me tahame öelda? Sõnu on justkui palju, emotikene on palju, ägedust on palju, seal võib emotsiooni ka palju, aga mis see point on? Tihti palju ei olegi. Kuidas sa ise ennast seda mõtlestad, et kuna sa ise käid ka räägid palju, kuidas sa ise ennast sinna seostad sellega? Ma teen väga palju eeltööd tegelikult. Mul on enne igat intervjuud, raadiointervjuud, mul on korralik selline one-pager, kus ma olen enda jaoks läbi mõelnud, et siin kontekstis on need 3 sõnumit kõige olulisemad ja ma püsin selle raami juures. Aga selle ühe võib-olla ongi 8 minutit ainult see intervjuu. Selle jaoks on mul 2 päeva eeltööd. Ja keegi ütles ka kunagi, et ma ei mäleta, kes see oli. Ütles laval, et kui te ütlete mulle, et tuleb päev otsa rääkima, et siis ma ei pea ettevalmistuse tegema, kui te ütlete, et tule räägi 5 minutit, siis mul läheb nädal aega. Nii ongi tegelikult, et saada see sõnum lihtsaks, selgeks ja konkreetselt võimalikult vähete sõnadega, selle jaoks on väga, väga palju vaeva näha. Selleks sa peadki enam ise aru saama, kas sul on midagi öelda ja enne tuli see üks mõte, et miks me nagu kardame võib-olla sellist kriitikat või miks me kardame miks küsimusi näiteks, kui ma olen õpetaja või juht. Aga äkki ma olen ise vigane. Äkki ma teen midagi valesti. Ja vot, kui ma saan selle miks küsimusega ei oska vastata, siis kui paljud meist üldse julgevad olla heas mõttes vigased, tunnistada, et ma ei teagi kõike. Et ma ei ole kõige targem. Kui paljud julgevad tunnistada? See on, ma arvan, see number 1 asi, kus kaovad miksid ka ära võib-olla, et me ei taha tunnistada, et me oleme inimesed ikkagi. Ja ometi on see, et ainult vigadest me õpimegi. Absoluutselt. Ja ainult liikumises me saame tagasisidet sellele, kas see raportil on mingit pointi või mitte, et nagu meil alati siuke ütlus on lahinguväljal, et esimene raport on alati vale. Ükskõik, mis info sealt tuleb. See on kõik tore info, 100 vastast, no jah, väga hea. See on esimene raport, me ei saa sellesse kinni jääda. Nüüd võtame seda kui esimest informatsiooni ja enamus esimesed asjad on alati
puudulikud. Esimene info kuskilt reporterist, mingi, noh, see on esimene info, et sellest ei maksa nagu kinni jääda. Ja ma mõtlesingi seda, et nüüd, kui me räägime sellest samast lihtsustamisest ja kogu sellest asjast, siis ega 400 lehekülge lihtsaks, selgeks ja konkreetseks nagu kirjutada on üsna keeruline vist. Nagu et sealt saada nagu neid action itemeid, et mida ma siis teen. On ikka, kui sul on Eesti parim keeletoimetaja, kes teeb 6 tiiru, siis on võimalik. Et selles mõttes see ongi see, et kes sul seal tiimis on ja see keeletoimetus tegelikult tegi imesid seal, sest no, seal on üle 80 inimesi on seal raportis. Igaüks on oma erineva kirjutamisstiiliga. Ja no see oli puhtalt imet, mida tehti seal ilusti eesti keelega, et seda on nagu mõnus lugeda tegelikult. Et leia õige inimene õigele kohale on see ma arvan seal. Aga jah. Ja kui sa seda peaksid ütlema ühe leheküljega, siis mis need 3 asja olema peaks? Sa ütlesid, et sul on need 3 jutupunkte tavaliselt. Mis on need 3 asja, mida siis tegema peaks? No ma arvan, et siin isegi võib-olla on see natuke valdkonna ülene, kuigi see panime selle haridusele peale, aga kõige enam on ilmselt number 1, tervislik lautamistehe, maailm on ärevust täis, valdkonnad on ärevust täis, inimesed on ärevust täis, et me ei ole tuleviku kindlad, kui me pakime ennast kinni kõigega, emotsioonidega, tegevustega, rahaga, tervislik lautamistehe ehk kas kõik, mis me teeme, on tegelikult homme vajalik, kas siiski täna vajalik, et meil on tegelikult hunnik pärandvara, ehk me teeme rajasõltuvusest igast asju, inertsist ja me ei suuda maha raputada. Tegelikult see on kõige hullem asi, mis võib meeskonna või organisatsiooniga juhtuda ja haridus on tegelikult täis, sest pärandvara haridus on ju hästi traditsiooniline ja seda inertsi on nagu jõhkralt. Kuidas sa nimetasid seda esimest asja? Tervislik lahutamistehe. Tervislik lahutamistehe, et võta oma elust ja tööelust maha asjad, mis ütle tegelikult... Ütle ei asjadele. Täpselt, ütle ei, jah, täpselt. Mis sul nõel edasi ei vii, need ei ole ajalus. Aga ka see prioriteetsuse list on ju, et mis tegelikult on oluline, mis ei ole, et näiteks kui sa oled, toon näited, kui sa oled õpetaja, millised sinu tegevused panustavad sinu rolli, ehk siis mida saad ainult sina teha, ainult sina. Ära tee koristaja rolli, ära tee oma juhi rolli, ära võta, ma ei tea, lapsevanema rolli. Number 1, pane paika, mis on asi, mida saad ainult sina teha, mitte ükski teine. See on sul number 1 ja siis aga järjest vaatame, kui sul on aega ka muude rollide jaoks. Niimoodi võiks tegelikult igas ametis teha, sest näiteks, kus tulevad mikromanageerijad? Mikromanageerija on see, kes tahab teha koristaja töö ära, kõik ära. Ta teeb kogu organisatsiooni töö ära, sest ta ilmselt ei usalda mitte kedagi, eks. Ja ta on kohutav aja juhti ja ta põleb tegelikult läbi. Ja ülejäänud meeskonna ta tekitab selliseks, et nad ei taha ka midagi enam teha. Just, sest tema ju teeb kõike paremini kui teised. Absoluutselt. Aga see on põhimõtteliselt aja juhtimine, on ju? Prioriseerimine, et nagu, aega on meil kõigil ühe palju, nüüd mida sa oma ajaga peale hakkad, kõiki asju korraga teha ei saa, pole võimalik, sa pead valima ühe asja, mis on kõige suurem mõju, ja sinna panema kõige rohkem aega. No see üks asi, see kõige, inimesed tihtipeale ei oska võib-olla eristada ka, et mis on minu tegevusõigustus siin? Mis on see üks tegevus, mida ainult mina saan teha, mis minu teeb asendamatuks? Ja võt see ongi see, mis kõik muu on tegelikult seda toetavad või isegi takistavad mõnikord. Et see tervislik lahutamistehe, see kuidagi on hästi kõnekas täna olnud. Ja tervislik lahutamistehe on ka see, et vähem uuringud võib-olla, et vahepeal võiks nagu lahendada asju ja siis vaatame jälle, et kaua me kaardistame, kui me lahendusteni jõua. Siis mis oli veel hästi oluline on tegelikult see haridusliku ebavõrdsus, üldse regionaalse ebavõrdsuse märkamine, mis on hästi pikalt meiega olnud, on ikkagi arusaam, et haridus justkui nakkub igaühele, aga täna me tegelikult oleme nii kaootilises maailmas, et meil on koolid väga erinevad, ressursid on erinevad, õpetajate puudus on näiteks, kodud on väga erinevad, on ju. Mulle väga mõeldis üks koolijuhtades väga hästi, et see klassiruum on ju mini-ühiskond. Kõik, mis toimub ühiskonnas, peredes, jõuab minu klassiruumi. Et selles mõttes hariduslik ebavõrdsus tulebki sellest, et meil tingimused on väga erinevad ja me lihtsalt ei käi väga sageli mõnest keskkonnast enam üle. Näiteks mõnes piirkonnas, Tallinn on hea näide, seal on hariduslik ebavõrdsus on 2 korda suurem. Sul võibki kuhjuda sellesse ühte väga suurde kooli lihtsalt väga kehva taustaga õpilasi ja
noh, see on üsna võimatu on õpetajal seal teha, kui sul on 30 last klassis. Et tegelikult me ei ole taganud häid tingimusi õpetajatele. Sest sul on vaja töötingimusi tegelikult, sul on väga häid töötingimusi ja mis täna on juhtimisest sa tead, et sa suudad hästi juhtida võib-olla 10-15, siis pead juba hakkama allapoole minema. Aga Tallinn-Tartu ei suuda võimaldada 10 ja 15 õpilasega klasse. Kaitseväe teooria järgi on üldse see 3-6 inimest, see jõuab efektiivselt juhtida nagu operatiivsel tasemel, nagu korvpallimeeskond on. Aga mõtle nüüd 30 peale, mõtle, gümnaasiumis on 40, kas aga saaks hakkama 40 inimese juhtimisega? Ma ütleks, et seal on ainukene viis on tekitada olukord, kus sa määrad selliselt, et me lepime kokku, et meil on kõik juhid siin ja me hakkame määrama siia meeskond, me moodustame teist struktuuri, ma ei tea, 4 meeskonda, jagame teid, siin on ülem, pool ja ülem, iga nädal vahetuvad juhid ja kõik saavad olla juhi positsioonil ja õpime koos matemaatikat. Ja õpimegi koos matemaatikat, sest see meeskonna jaoks võit, meil on ressursse niivõrd vähe, üksinda me teie kõigi ei jõua, ma hakkan 4 kaupa teid rääkima, selgitame välja, kes teil on juhi potentsiaali, et hakkaksime tegema meeskonna tööd, sest kokkuvõttes on see, et mina ei jõua üksinda niikuinii. Võtan vanemad ka kampa siia ja hakkan tegema nii-öelda siis, ma hakkan hajutama ja tegema ja panema seda meeskonda tööle, et ise õppima, sest lõppkokkuvõttes, kui nad koolist ära lähevad, mida ma tahan, et oskaks? Ma tahan, et nad oskaksid ise hakkama saada, ise mõelda. Ja nagu ma saan hakata neile andma vastutust jupi kaupa, sest et ega muud varianti ka ei ole. Et nagu ma võin oodata ja jääda otsima, et loodetavasti kunagi tuleb mulle 10 inimesega klass, aga tõenäosus, et see juhtub, on väga väike ja isegi kui juhtub, siis mis ma senikaua teen? Et ütlen, et halb keskkond, et ma saan tegelikult võtta, lihtsalt ma pean andma usalduse nendele lastele, seal hakkab juhtuma vigu, aga see eeldab jällegi, et see on raskem viis. Mina õpetajana, mul on veel keerulisem, on ju. Kusjuures ongi, et see, mis sa nagu just kirjutad, on hästi õige. Ma mäletan, et minu esimene, ma olin hästi noor õppejõud, meie esimene kogemus, 70 tudengit oli ühes klassis. Esimene aasta vist oli, kui ma eksin. Mis on 18-19, suur ruum, 70 tükki. No mis sa teed? Kuidas sa juhid seda, kui sa taha just seda monoloogingut pidada? Aga mis ma siis hakkasin tegema? Saan aru, et ma ei saa neid rääkima. No, kui sa oled 18-aastane ja sa ei tõsta kätte, et mina, et ma nüüd tahan. Ja siis ma võtsin aja, et see oli hommikul olen, ma tulin hästi vara kohale ja tõstsin lauad kokku, tegin taskud ja nad pidid istuma juba silmas, üks nagu, see on see kuningas Arturi istumine või see on nagu face to face. Ja see töötas juba. Ja ma tegin sellised taskud, see oligi nagu ma ei tea, kas oli 7 inimest ja 10 sellist taskut, see võtis jõhkralt palju aega pärast tagasi ka panna. Aga mida ma nägin, et juba paari korraga nad hakkasid rääkima. Ja siis ma muutsin kogu mu selle õppe ümber, et mingi seti tagant nad teevad mingit tööd omavahel ja siis kõige peab ette kandma. Ja näiteks tiim hakkas tööle. Aga see tähendab seda, et ma pidin täielikult ära lõhkuma, sest see standard, et mul on 20 inimest klassis, ma saan nagu arutada seminari teha. 70-ga sa ei tee ja ma pidin tegema uue lahenduse leidma ja see ongi see, et sa lõhud nagu väiksemateks kildudeks on ju ära selle. Ja see 6-7 töötab alati hästi minu arust, et see on ka fookusgrupi. Ja, absoluutselt. Ja mida ma nagu tegelikult tahan ju saavutada on see, et kui minul õpetajana on probleem ja kui lastel oleks probleem, siis mida ma tahaksin, et nad teeksid? Ma tahaksin nüüd, et kuule, mul on probleem ja ma ei oska seda lahendada, mis te arvate? Ja siis meil on vaja ühine probleem, nagu teaduslikult on ammu räägitud sellest, et kõige rohkem ühendab meid ühine eesmärk, mis meil kõigile on kasulik. Ja tegelikult vanematega ja lastega nad on väga võimekad tegelikult, kui neile anda võimalus nende enda võimekuse piires ja vanematel täpselt samamoodi, et kui tunnistada, et kuule, ma tegelikult ei oskagi ja mismoodi te teeksite ja hakata neid kaasama sellesse kõigesse, see ongi see, et kogukond saab kokku tulla ühise eesmärgi nimel, aga selle jaoks, et öelda, et mul on raske ja selle jaoks, et tunnistada seda endale, see on nagu päris suur samm inimese jaoks. Võib-olla meie kõige ohtlikum asi on ka, et tegelikult haridussüsteem ju ei taha tunnistada, et ta eksib või õpetaja eksib või ta ei saa hakkama, sellest peaks lahti laskma, ma arvan. Ja tegelikult, aga ma ei saa selle suure ruumiga hakkama, nüüd mõtleme koos, et mis me võiks paremini teha, et selline nagu, see tegelikult on hästi inimlik, ma mõtlen, et kui ma ise olin ka alustava õppes, see kõik õppe, kõik nagu minu professorid tundusid ju ilmeksimatud. Kuidas mina saan siis näpu olla ja võt sellest ülesaamine on ülimalt ränk. See ongi see inimsus, mis eristab inimest, siis tehnoloogiast on see, et inimene ju loomomane on eksida. Ja nii peabki olema.
et ma arvan, et tead, noh, kus me jõudsime, et number 1 oli siis oli tervislik lahutamistehe, number 2 oli siis ebavõrdsuse märkamine, et ebavõrdsus tekib see, et meil on tingimused väga erinevad, et mida me täna ikkagi räägime väga palju on see, et me kipume tihti võrdlema inimesi teadmata nende tausta või konteksti, et mina sain hakkama, kuidas sina hakkama ei saa, aga meil on täiesti erinevad eluteed võib-olla, erinevad perekonnad, erinevad koolid, õpikeskkonnad, et selline nagu mõnetine arrogantsus, et ma ei tea, et mul läks nii hästi, ma olen ka teist parem, aga sul võib-olla teistsugune arengukeskkond, Ma pean vastu võtma, korraks tundub. Nii. Jah, saan. Ma tulen korraks vaatan, okei. On mingi jama asja lapsega, ma korraks nii vaatan. Hoia seda mõtet. See on mingi mitte täiuslik podcasti tegemine. Jah, nii see on. Lapsel on nii väike ninalõhki kukkus nagu maasse. Kus sa? Nina on natukene klaasterdadud. Jaa, see mõttes, et väike, läks midagi lappesse. Ma astun siit üle. Siit niimoodi, hopsti. Et ma üritan nagu mõelda, mis see kolmas on ja see kolmas võib-olla isegi tuli pigem pärast aruande ilmumist läbi nende intervjuud ja kui ma olen enda jaoks mingit asja nagu paika loksutanud, siis mis on nagu suurim väljakutse mitte ainult haridussüsteemil, vaid ma arvan tegelikult laiemalt juba. Eelmine inimarengu aruanne oli vaimse tervise teemadel. Ja see oli ka, ma arvan, mitusada lehekülge sellest, milline on eestlaste vaimne tervis ja kuhu me teel oleme. Siis siit haridusteemadel ma sain nii palju tagasisidet, et miks te ei uuri vaimset tervist, miks te ei uuri seda, siis me teame, et olukord ei ole paremaks läinud. Ja kui ma nagu vaatan ka kõiki neid valdkondi, kuhu haridus panustab ja kus täna meil on nagu nõrgad kohad, siis ma jõudsin mingit mõtteni tõesti, et Eesti suurim julgeolek ja mitte tankide ostumine, vaid meie psühholoogiline julgeolek. Eesti on nii tugev, kui tugev on iga tema inimene närvikava poolest ja seda me täna ei mõtle millegi pärast, sest me räägime sellest küll palju. Kas me räägime päriselt? Mul tundub, et kõik räägivad sellest. Nii, et see aru kohale jõuab, sest mida tähendab psühholoogiline julgeolek? See minu jaoks ei ole see, et mul on hea tuju või minu arust psühholoogiliselt tugev inimene on see, kes suudab olla ka halva tujuga. See defineerib tugevat inimest. Nõus. Mitte see, kes on kogu aeg hästi ja ta suudab endale hea tuju hoida, isegi sellist võib-olla ütleme
hullumaja hea tuju, et on kogu aeg keep on smiling, neid inimesi ma kardan kõige rohkem. No see on jah, äärmuslik on ju. Ma kardan neid kõige rohkem, kes on nagu helguse etalonid. Aga just see psühholoogiline julgeolek on kõige tugevam julgeolek, sest see on see koht, kus ilmselt minu arust, kus riik võib kukkuda korralikult. Sinna taandub kõik ju, psühholoogilisel julgeolekul taandub see, kuidas saadakse perega hakkama, koolis, organisatsioonis, sest meie närvid on meie kõige suuremad vaenlased ju, igas keskkonnas. Noh, kui ma vaatan kas või töökeskkonnas, suur osa konflikte on tänu sellele, et meil lihtsalt närvikavad põrkuvad. Üks on tugev kui teine ja nii on. Ja see on läbi ajaloo niimoodi olnud. Ja ma ei tea, kas me nagu oleme selle nagu lõpuni mõelnud, mida see tähendab see psühholoogiline tugevus. Ega nagu nende kõikide asjad ongi see, et need tulebki defineerida selle jaoks, et üldse neid arendada. Et nagu kui me aru ei saa, mis asi see on, siis on keeruline. Ja ma arvan, et seda nagu päriselt arendamine on väga-väga ränk asi, mida paljud ei julge ette võttagi. Just see, et ma suudan oma nagu halvast enesetundest isegi marineerida seal, kui vaja on. Kui sa suudad oma halvast tundest nagu marineeruda, saad suuremaks kasvada, siis sa kasvad tugevamaks. Kui sa aga püüad oma seda halba tuju ja halba olekut igal juhul nagu kas mingid mõnuainetega või ma ei tea, filmi vaatamisega kuidagi nagu eemale peletada, aga sa tegelikult ei lähe sinna sisse. Sa ei lähe selle raskuse sisse, sa ei analüüsi, sa ei mõtesta, siis sa ei kasva ka inimesena. Ei, muidugi mitte. Mulle meeldib siuke, see on, kes need olid, riistvõimlejad vist olid. Nendel oli siuke ütlus, kus ma selle varastasin, et siuke 1/3 reegel. Et 1/3 ajast peab olema meeldiv, lähed trenni, 1/3 ajast sulle meeldib. 1/3 ajast on neutraalne ja 1/3 ajast sulle ei meeldi. Mine on pead nagu igal juhul. Et kui sul on kogu aeg hästi, siis sa teed midagi valesti seal trennis, sest et sul oli seal kogu aeg kõik hästi. Samal kui sa teed kõik asjad kogu aeg on hästi raske, siis on ka midagi valesti. Et tegelikult elus ongi siuksed nagu lained on ju, et siin on nagu need hooajad või nagu erinevad aastaajad, need on osa sellest ja kui sa ei saa ilma ühe ega teisetast, et nad lihtsalt peavad olema siin selle jaoks, et kasvada ja selle mõttes, et mulle tundub, et lihtsalt hirm on kuidagi selle raskuses, aga tegelikult rasked ajad õpetavadki meile päriselt esiteks, mis asi üldse on tugev meeskond, milline on üldse tugev mõtteviis see ja ilmselt kui me tuleme ise mingisugusest keerulisest või minu eelnevad põlvkonnad tulevad väga keerulisest keskkonnast, siis nad justkui tahavad minna teise härmusse ja anda selle teise härmuse lastele ja siis nemad tulevad ja see on see mingisugune siuke tsükkel, mis on ka, et ma ei tea pendlina käib kuidagi. Et see, ma ei tea, mis iganes see on, et tugevad mehed toodavad head ajad toodavad nõrgad mehed on ju, nõrgad mehed toodavad halvad ajad ja niimoodi see pendel justkui nagu käib on ju, et kui ma mõtlengi nagu kaitseväe peale, siis mis ma alati ütlen, et mismoodi kaitsevägi ehitab tugevaid suhteid. No, lähed sinna sõduri baaskursusele, mis on 3 kuud. Vähemalt minu ajal oli see oli üks suur ikaldus lihtsalt. No, raske. No mis juhtub, kui me kõik koos raskused läbi elame? Saame tugevamaks. Siis lähed järgmisele nii-öelda juhi kursusele, mis on siis, ütleme, et 10 meest juhtimise kursus. See on veel hullem. See on veel hullem ikaldus kui eelmine. Siis lähed erioperatsioonidesse, veel hullem ikaldus ja kuni lõpuks jõuad Afganistani või sõjaväljal, mis on kõige suurem ikaldus üldse. Kõige raskem, kõige halvem asi on ju, mis saab juhtuda. Nüüd, mis juhtus suhetega? Me saime väga tugevaks suhted on ju, need on eluaegsed suhted. Sa mäletad, väga paljud inimesed mäletad oma ajateenistusse mingi sõpru 10-15 aastat tagasi, mida me koos tegime, neid raskeid asju. Ja nüüd, kui me hakkamegi vältima neid raskeid asju, mida ilmselgelt meile mingis mõttes õpetab nii AI, see lubab meil mitte mõelda, annab meile lihtsa vastuse, sotsiaalmeedia annab meile lihtsalt tead topingut, siis see nagu see keskkond saab ka kujundada meid. Lähed poodi, saad kartulit versus see, et sa pead kartuli maha panema, naabriga hästi läbi saama, traktoriga sõita oskama, kõndima põllu peal edasi-tagasi. Et see sama lihtne asi tundub tegelikult nagu asi, mis on väga tore. Aga tegelikult lihtne võrdub raske lõpuks. Ja kus nagu see nõrkus võib-olla, ma arvan, ma ei tea, kuna meil tulid need YouTube'id 2005, 2004, 2006, Instagramid ja hiljem, mis on teinud, on see, et see on nagu halva tuju eemaldamise mehhanismid ju, kui sa mõtled natuke. Igavuse peletamine. Just. Enam ei saa igav olla. Ja mis ongi, sa saad nagu oma selle keskkonda kontrollida, sa saad oma tujus kontrollida ja see on inimesele kõige ohtlikum asi. Minu hiljuti küsita, aga kuidas ma suudan sotsiaalmeediast eemal hoida, mis on aga miks ma peaks seal olema? Miks ma tahan, et minu tuju kontrollitakse, et keep on smiling, ma ei taha seda. Mul ei ole seda vaja, et
tegelikult ma ei taha, et keegi võtab minu üle kontrolli. Väga ratsionaalne argument, miks ma ei taha seal olla, et ja ma tean, et see manipuleerib minuga ja miks ma peaks osalema. Minu jaoks sotsiaalmeedia on sama nagu kasiinos käimine. Miks ma peaks minema? Ma ei taha sõltlaseks saada. Et ja siis teiselt poolt, et kui mõelda inimese peale, siis tegelikult sünnist surmani sul on arengukriisid. Ja kui sa ei lase endal areneda kriisides, siis sa ju sa ei kasvagi inimesena. Et mida ma alati võrdan, et me arvame, et inimene vanemaks saades on küpsem ja targem. Täna tundub mulle, et esimest kord ajaloos see ei ole niimoodi. Täna ma võin näha näiteks 50-aastaid inimesi, kes on lapsikumad kui mõni 5 aasta näiteks Ukrainast on ilmselt. No, ilmselt suurem osa meist, võib-olla isegi ütleks. Et see on nagu muutunud ajas, et see nagu variatiivsus, mis on näiteks, et kui ma vaatan ka erineva, samas vanuses lapsi, nad on nii erineva elustaatusega näiteks. Ka Tartus, mida ma olen märganud, et Tartus on nad ka juba lapsi, kes tegelikult käivad pühapäeva hommikul korjamas pudeleid prügikastidest. Me ole seda Tartus neid 20 aastat. Need on märgid, et meil on tekkimas selline vaesus levimine tegelikult ja ma ei ole seda varem näinud. See on viimasel, ma arvan, 3 aastal ma näen seda järjest rohkem. Ja pühapäeva hommikul, kus osad lapsed istuvad oma perega pannkookidega ja toredasti on ju, siis teine laps on sul oligi vaksalis ja käsi prügikastis ja otsib pudeleid teenida raha. Võib ka loota, et need on väga ettevõtlikud noored, kes leidsid ühe viisi, kuidas raha teenida. Tahaks optimist olla. Aga see ongi see, et kui erinev on nagu see arengukeskkond ka, et ma arvan, et see poiss on ilmselt väga tugev. Ta kasvab väga tugevaks. Muidugi. Ja ma ei tea, kas see peab paika, aga kohati tundub, et isegi lastel, kellel on üliraske tegelikult see kasvukeskkond, nende närviga on pidanud nii tugevaks saama, sest need ei ole valikut, kui see enda seista. Täpselt. Et see keskkond, ja loomulikult see keskkond võib ka nii katki teha lõpuks, on ju. Aga kui see on ka liiga hea keskkond, siis see tegelikult tuleb väga nõrk inimedest. Nagu me teame, et kui me jääme seda last vatises, siis ta läheb välja, siis ta saab pärast maksavad psühholoogi nagu nii kinni. Et see ongi see, et ta saab haiget lihtsalt seal. Just. Kui sa hoiad teda siin oma maailma eest, siis kui ta päris maailmana, siis ta saabki haiget, on ju. Mis sind kuulates huvitaval kombel, kui sa ütlesid 3 asja, siis mis tundub, et ma ei tea, kas seda raportis ka on, aga tegelikult seda asja kuulates tegelikult on siis suures plaanis on vaja ühte raportit, mis selgitaks, et miks me ellu ei suuda asju viia. Sest elluviimiskriis on mingid selle kohta on nii palju uuringuid, et selle ühte raportile on vaja. See on teadusuuringud, on väga palju toodud ja isegi inimarguarvanduse sissejuhatuses rääkisin selle, ma mõtlesin sama küsimust, et aga miks me ei suuda siis viia sisse. Ja seda on uuritud, vastutajad puuduvad. Ja see on see lühike tsükkel ka, et näiteks avalikus sektoris, et see poliitiline tsükkel takistab. Suur osa otsuseid tehakse selle 4-aastase tsükli jooksul. Mis on väga lühike. Jah, tegelikult isegi 4 aasta jooksul, vaid täpselt, sa lubad mingid asju, teed ära ja siis sa pead uuesti võimule jääma, ehk mängida tegelikult sul üldse. Ja kui veel vahetub vahepeal, siis on kõik. Ja teine siin see, et mida tuuakse hästi palju välja, et kui mälu kaob ära asutuse mälu, kõige olulisem asi. Vahetuvad ametnikud, vahetub teave, mida on juba uuritud ja uus ametnik kaob. Tulen tööle, hakkame uurima, mis seis meil on. Ma tegelikult eelnev ametnik on juba palju uurinud ja temast eelnev amet uuris sama asja. Ma lihtsalt ei tea, see mälu on kadunud. Et mida kui ma vaatan ministeeriumeid ja üldse asutusi, siis kui on väga suur roteerumine, siis see mälu kaob ära. Ja juhtimis tuuakse välja, et seal 20-30% on juba see, kus peaks häire olema. Midagi on valesti, et me see mälu hakkab kaduma. Ja need asutused, kus see mälu on ülioluline, näiteks haridus on selline koht, aga ma arvan ka avalik sektor tervikuna, et mitte raha raisata, sul tegelikult on vaja üsna stabiilset töötajaskonda. Kus sul näiteks pool töötajaskonda vahetub siin näiteks aasta jooksul, sul mälu on kadunud, mälu vaks välja. Ja siis uued inimesed hakkavad
sisse elama ja uuringuid tellima ja ja no see on mõttetu hundiratas, jah. Et see on võib-olla selline põhiline ka eks vastutajad on puudu, aga mis mulle tundub, et tegelikult ju, kui vaadata poliitikat või poliitikuid, siis need on kogu aeg ühed samad näod, lihtsalt erinev ministeerium. Et mingis mõttes see mälu juhtkonnal võiks olla, jah, on erinev erakond, aga need, see punt on mingis mõttes ikkagi üsna väike, kes meid juhib siin just ühest valdkonnast teise. Aga see tundub, et see tunne on see, et see ma just siin siuke raamat on nagu Psychology of Military Incompetence ja seal räägib sellisest jamast, et kui miks siis ühesõnaga Põhja-Korea, mitte Põhja-Korea, vaid Korea sõda ja Vietnami sõda, seal oli siis tekkinud olukord, kus enam ei lastud lahti inimesi, sest et see oli justkui häbi. Kindralid ei saanud lahti lasta kedagi, kindrale ei saanud lahti lasta, sest et minu alluvuses nüüd on inimene, kes ei oska oma tööd teha või ma valisingi vale inimese ja lasin ta lahti ja nüüd on ülihäbi, et kuidas ma üldse valisin siia, ehk siis vigade vastu on suur hirm. Nüüd versus siis see, et kui Ameerikal ei olnud veel ülekaalu 41 ja 42, siis oli selline, ütleme, et kõige tähtsam asi oli võita. Olenemata sellest, mis vahendid meil vaja valida on, meil on vaja võita, see oli kõige tähtsam asi, mis tähendab seda, et võeti rohkem riske. Ja nüüd 43 kindralist, kes olid enne siis Pearl Harborit ametis, ainult 11 läks sõtta. Ülejäänud 30 lasti lahti. Miks? Sellepärast, et nad ei suutnud otsustada, ehk siis sõna nagu faltering, ehk siis kui sa kõhkled otsustada, vahet jälle, et kas sa teed õige või vale otsuse, see ei ole probleem, aga otsustada on vaja. Ja nüüd kõik, kes otsustada ei suutnud ja kõik, kelle klaas oli pooltühi, kes olid negatiivsed, siis Eisenhower ja siis Marshall, nemad siis põhimõtteliselt lasti kõik lahti ja selle eesmärgiga, et meil on vaja võita, on ju. Ja nüüd 2 aastaga saavutati suur ülekaal sakslaste ees, mis tähendas seda, et nüüd meil oli meeletus koguses relvi, kõikides asjades meil ülekaal meestes, tankides, lennukites, kõikides asjades. Siis need samad 2 meest panid uue nii-öelda asja ja nüüd fookuseks muutus siis võib-olla mitte kui enne oli võitmine, siis nüüd oli mitte kaotamine. Ehk siis kuna ressurssi oli piisab palju, siis tuli siuke General Motorsi stiilis suure sellise korporatiivilaadne juhtimine, mis enam ei keskendunud sellele, et kuidas võita kõige paremini. Ja nüüd, mis sellega tekiski kultuur, kus tegelikult maandati riske. Vahet ei ole, et sa siin kompetent ei ole, vahet ei ole, et sa praegu ei otsusta, siis sellest ei ole midagi, lükkame su kuhugi teise kohta ja see ringlus jääb ja nüüd see ajas, mida kauem see kestab, siis seda nii-öelda kiiremaks ja kehvemaks ja lõppkokkus läheb ja siis meil ongi hunnik bürokraatiat, mingit innovatsiooni enam nagu ei toimu ja see lõppkokkuvõttes viibki selleni, kus ei toimugi midagi. Sa kirjutadki raporteid hunnikus, tegelikult me teame, mida teha on, aga samal ajal mitte midagi ei muutu ka. Üks asi, mis on minu arust hästi oluline. Kõige hullem omadus juhil, tegelikult üldse inimesel, ma arvan, on meeleheitlik püüa meeldida. Ja kui sa püüad meeleheitlikult kõigile meeldida, siis sa teed väga halbu juhtimisasuseid. See kehtib absoluutselt kõiges. Absoluutselt nõus. Ja vot see on see lahti mitte laskmise moment. Ja avalikus sektoris selle hind lihtsalt on väga karm. Maksame sulle kõik ise kinni lõpuks. Et kui sul on väga-väga valed inimesed. Ja no tegelikult, mis on ka juhtimises ka hästi öeldud, et iga inimene ei sobi igaks perioodiks. Et sa startupi ma saan teada, et sa osadega inimestega ehitad ülesse, teistega hoiad, on ju. Kolmandatega likvideerid seda ettevõtet, et tegelikult sa pead ka aru saama, keda sul vaja on nüüd. Ja kõige valusam selle on see, et kuna sinu aeg on ära minna. See on ülivalus, nagu eriti juhtidele, on ju. Et kuna ma peaks taanduma ja äkki keegi teine on parem minust seal. Ja siis minu nagu ainukene võrdlus on, ma liiga palju poliitikat nagu ei vaata, aga ma olen seda Rodeo filmi, on ju. Ehk siis Eesti algusest. Ja nagu need otsused minu arvates lähevad hästi kokku selle sama teooriaga, mida tegid Ameeriklased esimese sõja alguses ja versus lõpus on ju. Et kui esimese ajal oligi, meil oli talvel oli raha polnud, aga rublad olid kuskil keldris, siis mida tehti? Need vahetati mingi tšetšeeni tüüpidega kuskil Lätis lennujaamas ära ja tehti asjad ära, sest et asjad oli ära teha. Ja siis ei mõeldud selle peale, et mis siis saab, kui see välja tuleb, mis iganes. Nagu põhimõtteliselt tehtigi seda, mida oli vaja teha selle jaoks, et võita. Sest et kaotamine oli hullem. Vahendid valimata põhimõtteliselt on ju. Ja nüüd ongi see koht, kus tegelikult on piisavalt mugav
ja aga see, miks praegu me oleme ennast steriilseks menetlenud, täpselt ma arvan, niimoodi ongi see, kuidas on praegu diagnoosiks meil, me oleme ennast steriilseks dokumenteerinud, menetlenud, ehk siis see julgus kaob sellega ära. Et hirm riski ees ja hirm vigu teha. Aga ja teiselt poolt see ka, et võib-olla seda on hea küsida, et kui sul ei ole mitte midagi kaotada, kas see inimene on ohtlik või mitte ohtlik, mis sa arvad? Kui mitte midagi ei ole kaotada? No mina ütleks, et inimesel, kellele mitte midagi kaotada, on ikkagi ohtlik. Aga selles mõttes Eesti algus oli ka, et no sul ei ole midagi kaotada enam ja sa julgedki teha ja selles mõttes ma olen ohtlik, mitte selles mõttes negatiivses tähenduses, vaid sa julged teha asju. Just, sul ei ole midagi üle. Täpselt, et kui sul on mugavussoon, siis minu arust on ülimalt hea näide on ikkagi sellest loomevaldkonnast, et kõige paremad kunstiteosed ja muusikateosed on tulnud ikka siis, mitte siis, kui on selle muusikul hea tuju, vaid siis, kui ta on omadega kusagil raskes kohas. Sest ta peab panema selle siseelu, sisemaailma panema nagu sinna välismaailma kuidagimoodi, low-endile või muusikasse. Vot sealt tulevad need lood, mis kannavad tegelikult. Ja selles mõttes paratamatult sa pead ikka mingit asju nii sügavalt raku tasandil läbi elama ja läbi tunnetama ja sõnadesse panema, alles siis see mõjub inimestele. Kriisi on vaja. Sest et nagu see, mulle tundub, et nagu sel hetkel, kui on raske, ma ei tea, raha ei ole, toitu ei ole, midagi, siis sinu elus muutub üsna selgeks, mida teha peab. Fookus. Sul on fookus. Nagu fookus on ju. Ja nüüd, kui sa jõuad sellesse kohta, kus kõik on nagu hästi, siis nüüd sul on vabadus valida, kuhu me oma ressursse paneme. Ja nüüd hirm on panna neid võib-olla valesse kohta, mis tähendab, et paneme igale poole, mis tähendab seda, et midagi ei saa, sest et igale poole panime on ju. Ja tekib hoopis selline, ongi, sa pead tegema valikuid ja keegi ei tea, mis on õige ja nüüd, kui sa julge seda teha, siis kokkuvõttes see edasi nagu kokkuvõttes ei vii on ju. Et see mõttes see ongi see keerukas koht, et vabadus on hea, aga kui sul on valikuvabadus, siis sa pead valima ja mulle tundub, et Eesti aja alguses oli see, et oli väga selge, mida me ei taha. Just, aga täna on raske öelda, mida me ei taha ja mida me tahame ka. Et täna see otsustamatuse määr on ikka läinud metsikult kõrgeks. Just oli noorte autonoomia seminar ja siis kuidagi avastasin mõttelt, et kui palju otsuseid peab täna tegema üks inimene päevas versus sellega näiteks sama inimene aastal 1990. See on ju meeletu. Alates sellest, kui ma võtan tõesti, võtame inimene teeb sotsiaalmeedia lahti, juba seal on otsustused on ju. Kas ma teen Delfi lahti või tee on ju, kas ma teen telefoni lahti või tee, kas ma ei tea, mis ma tööl teen, et tegelikult meil on nii palju otsuseid ja inimene muutub sellega abituks. Ta ei saa enam hakkama. Mäletan, klassikaline efekt oli turunduse loengus, ma arvan, see on võib-olla selle metafoorina parem isegi. Kui ma lähen poodi, kus mul on 3 hambapastat versus see, mul on 3 riiulit hambapastasid. Täna me oleme olukorras, kus mul on 3 riiulit hambapastasid ja ma olen avastanud ise ka, et ma lähen hambapastat ostma ja ma lahkun pastata, sest ma ei suuda teha valikut. Ja mulle palju parem oleks minna keldripoodi, kus ongi need 3 tükki. Ma võtan ühe nendest ära, tehtud. Aga siis ma istun seal rimis 3 riiuli juures ja raiskan pool tundi ära. Keskkond teeb otsuse sinu eest ära sisuliselt. No jah, kui sul oleks reklaam kõrval on või oleks see kollane silt on. No selles mõttes ongi see, et kui sul keskkonnas pole, no siis ei saa. Okei, no mis siis ikka? Aga seda otsustamatuse keskkond on meil jõhkrad palju ja mul tunnegi, et sellega on see meie aju kogu aeg see kognitiivse pingi all, et non-stop aju protsessib sul midagi, isegi kui sa ei mõtle selle peale. Kogu aeg ta protsessib, on ju, mida ma tahan, mida ma ei taha, mida ma taha ja siis inimene lähebki lolliks tegelikult sellega. Mis meil siis lahendus on? Selles mulle tundub nagu, et seda ilmselt on proovitud ju lahendada. Kui meil jääb see 4-aastane tsükkel, see nii kaua, kui kõik mõtlevad iseenda peale sisuliselt, et kuidas mu karjäär läheb, vahet ei ole, ma igasugused riski võtma ei hakka, sest kui ma riski võtan, siis järgmine valitsus ei tule ja mida iganes kõik, kus see muutus siis pihta hakkama peaks? Kus see vastutuse võtja tuleb? No mina olen hästi andmete usku, ma olen hästi palju ka sellest meedias rääkinud, et e-riigi võiks tööle panna niimoodi, et me ei pea tegema neid uuringuid, vaid vaatame meie andmetest. Meil on, lingime erinevad andmestikud kokku ja see ei tähenda seda, et Mati Tamme nimi ja sugupuu on näha, vaid tegelikult saab täiesti anonüümselt teha neid asju ja omavahel linkida.
et teeme selle odava kaardistuse ära, et mille jaoks me selle e-riigi ehitasime üldse. Kas me ehitasime ta selle jaoks, et täna nagu kaitsta riigi ees selle andmekaitsega. Et ka esimene kaardistus tegelikult oleks ülilihtne teha see analüütikaga automatiseeritult iseenesest. Me ei peagi tegema neid pikki uuringuid, mis tihtipeale võtavad 1-2 aega. Ja kusjuures huvitav on see, et me tellime ja see 1-2 pärast lõpuks isegi mis me tellisime üldse? No, ja see nagu aeg võib muutuda. Nagu riigihange. Aeg võib muutuda, ja hinnad muutub, kõik muutub, ja siis ongi, et see uuring tegelikult, kontekst on muutunud ja see vajadus on muutunud ja tegelikult no ongi, meil on üks suur uuring on siis valmis, aga tegelikult täna pole enam seda vajagi. Et mina nagu tahaks, et see Eesti e-riik ka päriselt praktikas töötaks, et siis me saaks palju närve. Aga siis me saaksime jällegi nagu andmed. Oletame ja ütleme, et need on täpsemad, ütlevad täpselt sama asja, võtta natuke teist asja, ega sellest midagi muuta ikka ju. Andmed ise ei muuda ju midagi. Tegelikult üllatav on see, et eestlased on tugevat numbriusku. Kui sa ütled Eestile, et meil on hariduslõhe, see ei veena sind. Aga ma ütlen sulle, et Tallinnas on see 2 korda suurem ja korrelatsioon on 0,8, ligi 0,8, siis tegelikult see, kes väike numbri seab, ütleb, et issand, kui suur. Et number on fantastiline asi, mis veenab palju rohkem tänapäeval. Ja meil on tegelikult neid, kui sa paned mingi seose numbrisse, siis see ehmatab korralikult võib-olla ja paneb mõne inimest tegutsema. Aga ma olen sellega nõus et ma ei ole nii naiivne, et muutused tuleksid kiiresti, aga ma usun, et juba see, et kas või keegi kuskil midagi muudab, on juba päris hästi, keegi julgeb muuta. Sest mina arvan, et täna on number 1 probleem on tegelikult julguse puudus. Sest kui sa hakkad mingit süsteemi tasandil asja muutma, siis sa saad esimesena peksa. Aga kes tahab see esimene olla? Et tegelikult sa riskid oma naha ja karvadega ja kohaga ja mainega ja et meil on see meeldivuse fenomen ikkagi väga suur sees. Keegi taha olla ju, see on ju liivakasti nagu tasand juba, et sa tahad ju sõber olla liivakasti kõikidega. Ja ma arvan, et see on meie suurim pidur tegelikult, et sa ei saa kõigile meeldida. See ei tohiks olla kellegi eesmärk. Aga see peab olema üsna hea oskus siis mängida seda mängu. Et sind välja lüüast, et tavaliselt, või sa ütleme, et siis sõjaajaloost vaadates on see, et need, kellel ongi need erinevad arvamused, siis kui sa seda liiga vokaalselt, liiga otse, liiga frontaalselt teed, siis sind saadatakse varasele pensionile lihtsalt. Aga seal on vahe, minu arust seal on väga suur vahe, et mulle tundub, et inimesed pigem järgivad ka ilma tiitlita neid juhte, kes on nagu autentsed, ka oma halbade omadustega. Ma täpselt tean, et ta ütlebki aeg-ajalt halvasti, aga ma tean, et tema väärtused on paigas, ma tean, mida oodata. Kõige rohkem tasub karta juhte, kes on selles mõttes nagu helguse kehastused, kes löövad sulle noa selga, kui sa neile lõpuks ei sobi. See on see, mida ma inimeste, võib-olla kui üks omadus, mida ma inimeste juures kõige rohkem kardan ja ei salli, on reeturlikkus. See on see, kui ma olengi väidan, et ma olen tohutult hea inimene, helge inimene ja inimesed kõik olge nii toredad ja helged ja siis tuleb see nuga kusagilt jällegi. Situatsiooni muuda natuke ja tuleb see nuga, et reeturlikkus on kõige halvem inimese omadus ja ma arvan, et see sõltub nii militaaris kui tsiviilis, ma arvan täiesti kindel, et see reeturlus. Mulle meeldib seda selliselt vaadata, et nagu kavatsus haiseb, et sa pead ise, tegelikult me tunneme ära päris kiiresti, kes on kes, eriti kui me teeme midagi rasket koos, kui me paneme olukorrad, me hakkame seda tundma väga kiiresti, sest inimesed ei ole väga head näitlejad, on ju. Meil kommunikatsioonis on ainult 7% sõnad ja 40% on hääletoon ja ülejäänud on kehakeel, on ju, et me tunneme, aga meil ei otsusta selle põhjal. Me kehakeelt oskame järjest vähem lugeda, see on väga jõhkralt langenud ja põhjus ongi tegelikult sotsiaalmeedia, vaadake, mul on hästi suur hirm tegelikult noorte pärast, kui nad on liiga palju sotsiaalmeedias. Nad kaotavad selle inimesele kõige vajalikum oskuse, mis on kehakeel oskus. Ja sa ei julge enam teise inimesega suhelda, näiteks vaatad silma ihmud ära, et mis ta nüüd mõtleb, on ju. Aga kui paljud inimesed julgevad üldse praegu silma vaadata üksteisele tänava kõndes? Ülivähesed ja silmad, isegi rääkida, on ju. Ja kui sa vaatad seda kõne stiilis, tegelikult see kõne on ju, suhtlus on läinud emotikonide peale, piltide peale. Läbi sõnumite. Ja seda on ju väga ammu nagu toodud välja,
miks inimesed on nii äpud suhtlemises, on sellepärast, et kui sa oled ainult sotsiaalmeedias, sa ei saa seda vahetut reaktsiooni. Kui ma olen sinuga silmast silma, ma ütlen, et sa oled mölakas, siis ma hakkan kartma, sest äkki sa oled mulle peksa. Ja see ongi see flight or flight, et põgene või võitle on ju. Aga sotsiaalmeedias ei ole. Ma annan kellelegi verbaalselt peksa ja lidun ise minema. Täpselt selline see käitumine ongi. No seal võib öelda, mida sa tahad. Ja sa ei näe. Ja mis ongi huvitav, et sa võid kellegi sotsiaalmeedias nipsuga ära hävitada, valeinfoga. Aga kui sa näeks seda inimest reaalselt näiteks iseenda ees, sa ei teeks elus samasugust sõnu. Et minu jaoks lakmuspaber ongi see, et ära iial kirjuta kellegile või ütle sotsiaalmeedias seda, mida sa julged talle otse silma öelda. Ja kui sa kirjutad, siis sa oled argpüks. Sa oled reeturlik inimene. See on minu lakmuspaber. Ja minu kõige fenomenaalsem on näha inimesi tegelikult, kes võib-olla tulevadki kusagilt koosolekult ja siis reeturlikult paned kogu info sinna sotsiaalmeedias, räägivad need inimesed taga. Ja need samad inimesed tema listis näiteks. Inimese selline põhjusahel seos on olematu, ta ei saa aru, kuule, mis tegid just? No kui sa seda kõike infot tead ja sa oled selles kohas, kus tegelikult sul on nagu struggle on ju mingis mõttes, et sa teed tööd, millest sa võid tunda, et okei, ma teen neid pabereid ja asju, sellest teile kasu. Kuidas sa ennast nagu siis, ma ei tea, maandad, mis sinu enda vaatest on, mis sinu plaan on, mis sa teed, mis sinu ideed on, mis on need asjad, mida sa saad teha selle jaoks, et ennast hoida normaalsena ja kokkuvõttes ikkagi, et asi muutuks kuhugi? No esimene asi ongi see, et jah, see tuli kuidagi väga mitte emotsioon, see emotsioon on vale sõna siin, aga see tuli hästi autentselt, ma arvan, see, kui oli inimarengu aruanne esitlus Riigikogus ja üsnagi lõpusõnad, ma arvan, olidki mul need, et aga ausalt ütles, ma ei pea kellegile meeldima ja minu eesmärk ei on see raportiga meeldida. Ja ma arvan, et see ongi see. Et kui ma enda jaoks olen selle nagu läbi mõtestanud ja ma arvan, et ma olen ülimalt kerge on elada. Ülimalt kerge. Et sa lihtsalt lepidki. Et ei pea kõigile meeldima ja tee õiget asja, kui sa tunned, et see on õige asi. Ja teine asi võib see ka, et see vist on isegi piiblitarkus, ma arvan, või kus sealt on tulnud, et tee vahet asjadele, mida sa saad muuta ja mida sa ei saa ja kus see piir läheb nende kahe vahel on ju. Et sa võid ju täiesti joosta ka pea vastu seina asjadega, sul ei olegi üldse võimalik seda muuta. Selle piiri tundmine on, ma arvan, päris tervislik ilmselt. Mis sa nendele inimestele öelda tahaksid, kes seda raportit ellu saavad viia meil riigis? Kes need üldse on, kes saavad ellu viia? No, see on hästi erinevad teemad, näiteks, mis mind hästi kõnetas, kus see psühholoogia osa tuli, et on 7 peatükk, seal me räägime siseturvalisusest ja et huviharidus on parim viis noorest peast anda neile eduelamus ja seda hälbivat käitumist vähendada, et noorel oleks üks koht, kus ta tunneks ennast turvaliselt, on ju, kui kogu maailm nagu jookseb tema vastu. Ja tegelikult üks asi, mida saab teha seal konkreetselt, miks see peatükk on seal justiitsi peatükk, tegelikult seal justiitsiametnikud kirjutavad ja kohtunikud kirjutavad ja ma ei tea, kas üldse haridusteadust, üks koolijuht oli seal vist, aga huviharidusest räägivad seda tegelikult justiitsministeeriumi inimesed suuresti ja õiguskantsler oli ka just sellepärast, et kui me ei taga huviharidust, siis selle maksab kinni kohtusüsteem, selle maksab kinni kogu see ühiskonna kriminaalsus, sotsiaalhoolekanne, et tegelikult huviharidust ei peaks üldse rahastama HTM, vaid justiitsministeerium, sotsiaalministeerium, ta on vales kohas. Ja tänu sellele me tegelikult seda ei väärtustagi, sest USA-s ja Inglismaal justiitsministeeriumid annavad raportid välja huviharidusest. Sellepärast, et nad näevad ära, et sul need programmid, mis päästavad neid nähtamatuid noori, eriti just poisse, kusjuures need päästavad elusid. Et me nagu ei ole võib-olla, meie õnn on see, et Eesti on nii väike, me ei ole võib-olla näinud nii ekstreemset kriminaalsust, nagu sa võid näha näiteks USA suurlinnades või Inglismaal on ju, et seal on ju see on jõhker, mis sa võid näha. Aga jah, meil on rahakotid vales kohas. Et tegelikult meil on nii lühike vaade ja minu arust see lühike vaade on see, mis meie ühiskonna suurim oht täna on. Et meil on see 4-aastane tsükkel, võib isegi veel lühem on ju,
aga tegelikult me peaks olema pikk vaade, et kui me ei tegele selle noorega täna, siis pärast on see sinu auto või sinu korter või sinu lähedane, kelle elu ta võtab näiteks, on ju. Et kus me valesti tegime, tegelikult me ühiskonnale vedasime seda noort inimest alt, äkki tema pere langes ära, on ju, vedasime teda alt. Et ma tahtsin nagu neid seoseid tuua siin aruandes välja, mulle tundub, et see nagu õnnestus praegu, et kust tulevad need kulud riigieelarvesse, no tulevad ka sealt, et me nagu ütlemegi, et see on pere asi, on ju, aga kõigil ei ole peret. Ta kukubki välja, on ju, kas me jätame selle lapse siis nagu saa hakkama või? Et sellised nagu valusad kohad on minu arust, et on asju, mida sa ei või kärpida ja üks asi on see noorte huviharidus ja huvitegevus, seda ei tohi kärpida, sest selle hind on ühiskonnale kohutavalt suur. Ja sellist asju tegelikult on seal veel, näiteks minu arust hästi kõnekas oli ka see Eesti ja Vene noorte teema, et tuli ilusti välja, et Vene noored, kes on olnud Eesti koolis, nende elu väljavaated on palju paremad, nad saavad tööturul paremalt hakkama, nad saavad parema hariduskokkuvõttes, nad elavad paremas rajoonis, et see eestikeelne haridus annab hea positsiooni, et me jumala eest ei paneks ühestki otsast praegu pidurit sellele reformile, mida me niigi ootasime 30 aastat, on ju, ei julgenud teha. Et nüüd see julgus otsa ei saaks, on ju. No seal on neid asju, ma arvan, oma jagu, et aga mida ma kindlasti tahaks maha võtta, et ma kunagi ei väida, et see on ideaalne raport. See tehti sellel ajahetkel tänaste oskustega ja ideaalset asja ei ole olemas. Minu parim tagasihoidlik lootus on see, et see kõnetab eri valdkonna inimesi ja ma püüsin selle hästi nagu laiaks teha, et iga ministeerium näeks, kus on tema võimalus olla julge täna. Just see, et ta peaks julgemad olema. Ja ma võin öelda, et kuna siin kirjutasid väga paljud ametnikud tegelikult, mitte ainult teadlased, siis Eestis on fantastiliselt häid ametnikke, mõtlen, nad mõtlevad õigesti, julgesti ja selles mõttes ma olen hästi positiivne, et meil on tegelikult seda julguse potentsiaali väga palju. Ma olen nõus, sest ma olen töötanud väga paljude ametnikega ja kui sa nendega nagu räägid, siis ma ütleks, et nad on väga südamega asja kallal ja siis mul vahepeal lihtsalt tekibki nagu see dissonants, et kui ma näen ja räägin inimestega, siis mulle tundub nagu, et kõik inimesed on õiges kohas. Aga samal ajal on ju vastupidine, et ikka nagu midagi justkui ei muutu, on ja meil on mingi 4 aasta aega, et nagu, mida siis tegema peab, mida mina teha saan? Tundubki, et kohati, kui me võrdame Eestit, kus ta oli 90-ndale, kus ta täna on, et me olemegi ennast hästi, täpselt seesama steriilseks menetlenud, me oleme ehitanud liiga tihke süsteemi, mis on endale kahjulik juba. Et see agiilsus hakkab ära kaduma ja ma arvan, et see on meile väga suur oht tegelikult. Ja see on meie tegelikult kõige suurem nagu mingis mõttes Nokia. Ja see Nokia, ma arvan, et kõige hullem on see, et Nokia avastab ise viimasena, et ta kaotanud oma Nokia. Absoluutselt. Ja ma kardan, et me oleme seal, kui me juba ei ole kaotanud. Et see sama nagu Nokia enda näide ju, et või BlackBerry oli sarnane, on ju, et kus nad olid oma turu tipus. Ja mis siis juhtus, oli see, et nad ütlesid, et inimestele ei meeldi ekraanid, vaid inimestele meeldivad nupud. Ja tuleb välja, et inimestele meeldivad ekraanid ja nupud ekraani peal. Aga nad ei suutnud kohaneda. Tegelikult kõige nagu huvitavam paradoks ongi see, et see on ju vana klassika, et üks asi on see, mis viib sind tippu, teine asi on see, mis hoiab sind tipus ja kolmas on see, mis hoiab sind tipust kukkumas. Et sa pead väga tegema vahet, et mis faasis sa oled üldse. Ja ma arvan, et see on väga teadlik see on väga teadlik asi. Et ma ja see jätab ka julgust ja öelda, et kuulge, et me oleme mugavustsoonis. Me oleme muutunud selles mammutiks, on ju, ja täna ma vaatan tegelikult, mida teeb Soome ja Island oma andmetega. Nemad kasutavad neid. Meie nagu kekutasime oma e-riigiga, aga nemad tegelikult rakendavad e-riiki. Mis on nii hea näide Soomest? Nad teevad heaolu töölaudu praegu lastele ja noortele, et nad registrite baasil monitoorivad näiteks see on küll algusfaasis, aga nad võtsid Islandit ka eeskuju ja Island on juba ammu teinud need töölauad ära. Islandil ei ole ka nii, et andmekaitsid nagu meil on, aga nemad monitoorivad. Ehk siis, kui sa ennetad andmetega, sa säästad tohutut raha. Me tegeleme selle järeltegevusega. Tegelikult peaks juba varakult märkama, et kus läheb asi halvaks, et see on ju, see on nagu haiguste ennetamine, ravimine on ju palju kallim. Ja täna riigis me tegelikult ravime oma riiki, aga me ei enneta neid haigusi ühiskonna tasandil, mõtlen just. Ja see on igas valdkonnas, et ja ma ei tea, mis seda muudaks. Et ma arvan, et andmekaitse ei ole vabandus.
Ma arvan, et kõik asjad on vabandused kokkuvõttes, et tegelikult saab teha otsuseid ja tuleb liikuda, sest ega sa ei saagi teada ilma, kui see otsustaja ei liigu. Mulle meeldib ka kui ma Soome inimestega räägin, et mulle meeldib nii väga see suhtumine, et mõnikord nad mõtlevadki niimoodi, et aga parem maksame trahvi, kui see tuleb, aga riskime vähemalt. Ja mulle meeldib see suhtumine selle mõttega, et nad on julgemad. Me alati oleme arvanud, et soomlased on nagu uimasemad, ei ole. Eestlane on uimaseks muutunud. Ja kui ma näen isegi näiteks teadusprojektides, et eestlane on nii sageli sakslasest veel sakslasem. Et kui me alati oleme arvanud, et sakslane on see korrektne ordnung, ei ole. Projektides ma näen, et eestlane on alati enne tähtaega valmis. Eestlane teeb kõik ennem valmis ja siis tuleb sakslane alles. Ja siis tulevad Põhjamaad. Et me oleme midagi nagu... Tahame olla liiga täiuslikud või? Me oleme tubliduse sündroomis sees ja tegelikult oleks aeg seda lahti lasta. Et teeme rohkem Soomet nüüd. Nüüd oleks see aeg. Ehk siis see, et mingi sihukene ütlus on ka, et perfection prevents explosions. Ehk siis, kui sa üritad olla perfektne, siis seda üppelist kasvu ei tule, et see lihtsalt on liiga, sa oled liiga pikalt kinni kuskil. Isegi inimese tasandil, olgem ausad, kellele meeldib perfektne inimene? Selle inimesele, kes loodab olla, aga sihukest asja ei ole olemas, nii et sa oled vales kohas. Et minu jaoks ongi see, et kui ma mõtlesin natuke, mis see ühiskonnas täna nagu kõige nagu raskem on see, et inimarengu arendus, ma tõin ka välja see huvitav sõnaühendi nagu inimeseks olemise kunsti õppimine on nagu hästi oluline täna. See on see psühholoogiline tugevus ja inimsus on ju. Aga mis täna on nagu hästi muret tekitav on see, et meil on nagu olulisem inimeseks näimise kunst. Seda me tohutult praktseerime iga päev, kuidas näida, aga mitte olla. Ja seal on väga suur vahe nendel kahel, et me ju presenteerime ennast, müüme ennast ja teeskleme ja ja see ongi see, mis lõhub organisatsioone, perekondi, inimsuhteid, ka koolis näiteks on ju see näimises. Kõik teeskleme mingis mõttes, aga rohkem autentsust ja julgust ja ma arvan, et siis on tegelikult kokkuvõttes inimesed rõõmsamad ka. Et kui sa lubad endale olla nagu selline inimene koos vigadega, siis ma arvan, et inimene kokkuvõttes on rahul olevam, kui see, kes on pideva perfektsionismi küüsis ja püüab teeselt, et tegelikult jumala hästi ei märka, et ma nüüd vigu teen, kas juhina või siis õpetajana või õpilasena. On ju. Mis juhtub siis, kui mitte midagi ei muutu? Mis on kõige kindlam asi, mis kindlasti juhtub, kui mitte midagi ei muutu? Mis sfääris? Ütleme siis meie, ma ei tea, hariduses. Ma arvan, et me jõuame ilmselt sinna, kus on USA ühiskond, et kohutavalt üksik. Kohutavalt üksik, enesetapute poolest me juba oleme väga halva statistikas, eks. Ja abitu, tegelikult ühiskond läheb järjest abitumaks. Ma olen seal kunagi paar aastat tagasi nimetanud sellist, võib-olla see ongi see tulevikuseire definitsioon, aga meil on oht minna ohvri olümpiaks. Võidab see, kas on kõige suurem ohver iseenda elus ja ühiskonnas. Et me ei suudagi enam sellest august välja kaevata ja me tahamegi nagu, et see ohvri olümpia tekib. Ma ei oska paremat terminit panna sellele. See on minu arust väga hea termin. Ohvri olümpia ja ma ei taha sellele osaleda. Sest see ei ole koht, kus peaks osalema, ma arvan, et jah, seda sitkuse kasvatamist peaks ja mulle tundub, et haridusel me peaks vabastama seda aega, et tervislik lautamist teha, et areneme tugevamaks. See oleks hästi oluline, et me saaks nagu aitame nüüd uutel põlvkondadel saada tugevamaks kui meie ise. Et ärme teeme uusi põlvkondi nõrgemaks. Ja see ei tähenda seda, et ma ütleks, nagu ma tahaks diktaatorlikku haridust, vaid ma tahaks, et ma annaksin teile endile tööriistad, kuidas saada hakkama selles väga raskes maailmas, sest mul on tunne, et tänaste noorte maailm on palju raskem, kui minu oma oli. Ma olen varem kui internet, ma kasvasin internetita suure osa ajast ja see oli privileeg tegelikult. Et ma arvan, et täna on ikka noorel palju raskem, tal on 2 maailma, kus vaja elada ja ta isegi ei saa aru, kust need piirid lähevad, on ju. Et tegelikult nüüd on meie vastutus neid aidata. Kes see meie on? Kogu ühiskond, lapsevanemad, õpetajad, kõik, keda iganes vaja on. Sest mulle meeldib just, et selles õiguse peatükis meil 7. üks autorites väga hästi, et tema on näinud, et väga raskeid noori, ütlebki, et
pole vahet, kes see inimene on, aga mõnel noorel piisab ühest inimesest, et ta saaks selle ühe pulga ja tuleks seda august välja, Pole vahet, kes see on. Et kui sa näed kedagi, kes on kusagil, tal on seda ühte pulka vaja, et ära anna talle seda patja või seda vatitekki, et ära tee ta elu nagu kergeks, vaid anna talle see kõrrekene, et ta oleks valmis selle kõrrega nagu üles ronima näiteks. Et seal on ka vahe tegemine, et kas ma teen temast ära või annan talle selle kõrre, et hakka nüüd ronima. Jaa, see mulle meeldib. See minu jaoks see kõige suurem võib-olla see asi, mis mina olen märganud, on see, et meie kõige põhilisem vist oskus, mida me tegelikult õpetame, on nagu küsimus selles mõttes, et kes on sinu elu omanik? No kes on minu elu? Mina olen. Kes vastutab su elu eest? Kes vastutab nende asja eest, mis sinu elust toimuvad? Ja siis on see järgmine, et ilmselge vastus on mina vastutan, ja mina olen oma elu omanik. On nüüd, kui ma mingis ettevõttes või organisatsioonis, siis kuidas seal on? Okei, vastutus on antud juhile, paberi kirja pandud, aga see ei tähenda seda, et mina ei saa kellegi teise vastutusalas hakata probleemi omanikuks, mis on kõige suurem probleem. Ma saan midagi alati teha, ma saan adresseerida, küsida küsimusi, ma saan teha midagi selle jaoks, et see olukord läheks paremaks. Ja siis on olemas olukordasid, kus ma ei saa vastutust justkui võtta, oletame, et sõda tuleb, COVID tuleb, no ma ei saanud midagi teha või laps saab vähi. No, mis ma teha saan? Juhtus. Mida ma saan alati teha? Ma saan alati võtta vastutuse sellest, kuidas mina reageerin, kuidas mina käitun, mismoodi mina siit edasi liigun, õppides või mitte õppides. Ja mulle tundub, et nagu me ei saa mõjutada kõiki neid asju ja see riigi mõjutamine tundub kohati väga suur ja keeruline, aga mida saab mõjutada nii ennast? Oota, see reageerimine on minu arust hästi hea sõna. Mulle tundub, et täna me emotsioneerime hästi palju, aga argumenteerime väga vähe. Kui võtad kogu meie suhtlust, näiteks tihtipeale kas või kommentaariumid või sotsiaalmeedia või ka isegi peavoolumeedia, isegi ajakirjandust vaatan, siis ma igatsen seda professionaalset vanakooli ajakirjandust, mis oli objektiivne. Aga täna ma näen emotsionaalset ajakirjandust ja see on manipuleeriv ajakirjandus, see ei ole argumenteeriv, see on manipuleeriv. Sest kui ajakirjandus juba ütleb, et minu kogemus on selline, et siis see ei ole professionaalne ajakirjanduseks. Et just see, et me oleme emotsioonide ohvrid ja just see, et me reageerime, me ei kontrolli, me ei mõtle oma reageeringute üle, aga see meie reageering võib tegelikult mingisuguse libliga efekti luua kusagile. Et väga vähe on ju vaja, et tekib mingi uus liikumine, mis tegelikult on ühiskonna väga kahjulik näiteks, toksiline lausa. Või et minu reageering lõhub perekonna või minu reageering lõhub klassikliima näiteks ära. Aga just see, et inimesed õpiksid toime tulema oma reageeringuga, et ma ei vala seda oma sisemist solgipange teiste peale kogu aeg. Aga mulle tuleb, see ohvri olümpia ongi see, et kes suudab kõige suurema pange teiste peale valada. Täpselt nii ma sõnastaksingi. Et kõik, mis mul elus on halvasti juhtunud, et ma halan selle välja ja palun võtke, tegelege ja päästke mind selle pangest nüüd. Et arvan, see on kõige metafoorsem asi juurde panna. Absoluutselt. Mis teeme lõpetuseks? Kas on midagi, mis on jäänud ütlemata, mida sa oled tahtnud öelda või mis sa tunned, et sa oled nii palju käinud rääkimas igal pool? Kas on midagi, mis on kohale jõudnud, aga kas on midagi, mis tundub, et ikka ei jõua kohale mitte kuidagi moodi ja mida peaks ütlema veel üle ja üle ja üle? Tegelikult me oleme sellest, ma olen rääkinud, aga ma sõnastan selle niimoodi, et kõige nukram assi minu jaoks ühiskonnas on ikkagi see, kui sõnad ei kanna enam. See seob, ma arvan, kõik kokku, et ma rääkisin et see, kui inimene on reeturlik, pole autentne, ühiskond on emotsioneerib, ei argumenteeri, ei tea, mis argument üldse on, emotsioon ei ole argument, siis ongi see, et sõnad ei kanna, et me kasutame väga palju sõnu, mis on väga tühjad täna. Ja et minu üks printsiip võib-olla ongi see, et jäta parem ütlemata, kui sa sõnad ei kanna, siis parem ole vaiki. Sest mõnikord see vaikus kannab isegi rohkem siis. Et just tühjad sõnad on see, mida ma tegelikult kõige vähem tahaks näha. Sest jah. Ei, ma olen nõus. See mõttes, et see on väga õige tähelepanek. Ka juhi positsioonis on ju, et pikad tühjad kõned, samas kui sinu ettevõtte põleb on ju, noh. Vähem juttu, rohkem tegusid on ju. Täpselt, ma arvan jah, täpselt on õige, et see on, nagu ma alustasin see jõulupeo teooriaga on ju, et tiitlid tulevad ees, siis tuleb inimene järgi, see rootsuna, et noh,
täpselt sama, et tegu ennem ja siis sõnad ja vähem sellist isikukultust ja emotsioneerimist ja tühjust ja reeturlikkust. No tegelikult see ei ole midagi uut, ma arvan, see on inimkonna algusest saadik. Tegelikult inimene tahab inimlikkust ja autentsust. Ja nii ongi. Väga hea. Aitäh sulle, Neli. Aitäh. Loodan, et see, mida sa teed või see, mida sa üritad teha, see ei ole kindlasti lihtne, et jõudu jaksu sulle selles ja ma ei oska midagi muud öelda, sest et ma räägin, lahendust on raske näha nagu tegelikult kohati. No kui iga inimene lahendaks eeskätt iseenda, see oleks päris hästi. Ma arvan, et siis olekski ühiskond korras. Kindlasti. 1,3 miljonit inimest Eestis ja kui iga üks tegelikult tegeleks iseenda probleemide lahendamisega eeskätt ise, oleks üli hästi meil. No võt, tuleb vastutust võtma hakata, ei ole midagi muud. Okei, aga aitäh sulle. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakkame jälgijaks, subscribe'i ja pane ka endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille kohta see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtle, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Ehk järgi muutuge robotiteks. See oleks kõige hullem asi. Ärge laske seda vabadust endalt ära võtta. Seda on lihtne ära võtta. Sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda. Või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te ikkagi otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks veel olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada. Kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage kõik lingid, mida me kõike veel teeme. Me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõpusõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei, kui see on teadlik otsus. Kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vot, see ongi minu sõnum. Edu teile!